Tere hommikust kõigile. Rõõm teid siin näha tänasel kolmapäeva hommikul, mis on meie seminaride jaoks ebatavaline päev, aga seda mugavustsooni on juba varem saanud ka laiendada, seega pole seal mingit vahet. Võtke endale ligi veeklaas, eriti veel, kui teil juba kohvitass on ees, siis kindlasti tasub sinna vett kõrvale juua. Minu nimi on Tõnis. Mina olen veebimajutuse partnersuhete kommunikatsioonijuht ja minu külaliseks on täna Anni Almere. Tere, Anni! Tere! Kas sa räägid paari sõnaga endast kohe või tahad sa slaidide jagamisest alustada? Mina pigem alustaksin slaididest ja siis ma jõuaksin iseendani ka. Ja ma veel nii palju ütlen, et kui me muidu oleme seminaridel teinud niimoodi, et jooksvad küsimused kõik võtame vahele, siis täna me oleme Anniga kokku leppinud, et on selle jaoks eraldi ajaaken, mida on võimalik siis slaidil olevate tekstide järgi ka ilusti aru saada. Aga küsimusi vestlusaknasse selleks, et mina saaksin sealt neid üles noppida, tasub jooksvalt kindlasti kirja panna, sellepärast et võib-olla pärast selleks ajal, kui see aeg käes on küsimuse esitada, ei ole see küsimus parasjagu enam meeles. Seega julgustan vestlusaklasse küsimusi üles panema. Anni, lava on sinu. Aitäh! Nii, ma panen kõigepealt slaidid siia jooksma ja siis kohe alustame. Nii. Nii, kas on ilusti kõigil näha slaidid? Korra kiirelt küsin üle. Jah, Super, noogutavad näod on videopildis. Ja aitäh super. kindlasti nendele ka, kes on nõus ennast kas siis hommikusöögi kõrvale või ilma, vahet ei ole, näitama oma nägusid, et ma olen täiesti kindel, et Annil on selle üle hea meel, kui on näha, et on päris inimesed, mitte tehisaru avatarid meil täna publikus. Jaa, absoluutselt. Kõige toredam on rääkida päris inimestega, mitte niisama arvutile. Nii, aga tere siis ka minu poolt. Aitäh, Tõnis, et sa mind siia kutsusid. Ja nii tore, et teid on siin üpriski palju täna kuulamas. Mina siis olen endine fotograaf ja praegune ärimentor Anni Almere. Ja endast ma tegelikult natukene pikemalt räägin paar slaidi hiljem. Aga kui sina täna siin oled mikroettevõtja, kes tunneb, et kõike tuleb ise teha ja päevad on pidevalt ülekoormatud, siis ma tahan, et sa teaksid, et tegelikult ei ole sa üksi. Meid on väga palju ja sellel veebiseminaril täna ma jagan sulle hästi lihtsaid ja elulisi viise, kuidas kasvatada oma äri nii, et su päevadesse jääks rohkem selgust, rohkem rahulolu ja rohkem aega. Nii. Täna me räägime sinuga natukene rohkem siis, kuidas luua fookust ka siis, kui kõik tundub kiire ja oluline, kuidas süsteemid aitavad sul üksi tegutsedes mitte läbi põleda ja kuidas kasvatada oma äri rahulikult ilma pidevalt kiirustamata. Ja need sellised asjad, millest me täna räägime, ei ole lihtsalt mingid toredad mõtted, vaid need on tõesti praktilised tööriistad ja lähenemised, mida ma olen ise katsetanud ja mis töötavad täna ka teiste peal. Ja kui sa siit täna võtad kaasa kas või ühe idee, ühe mõtte ja rakendad seda, siis ma luban sulle, et tegelikult midagi sinu äris ja elus muutub. Kui sa mind siin täna kuulad ja minu jutt sind kõnetab, sa tahad rohkem teada, siis ole hea, leia mind ka kindlasti üles Instagramist. Anni Almere on minu konto nimi seal. Hakka mind jälgima ja saada mulle sõnumitesse märksõna veebimajutus ja ma saadan sulle väärt materjali. Ja saamegi siis natukene paremini tuttavaks. Võimalik, et siin on täna ka neid, kes mind juba teavad natuke rohkem. Võib-olla isegi sellest ajast, kui ma alles alustasin fotograafina. Aga kindlasti on siin ka täiesti uusi inimesi, seega ma räägin natukene siis ka endast.
mina olen ärimentor ja minu fookus on aidata alustavaid ja mikroettevõtjaid nende teekonnal tulemusteni ka siis, kui neil pole võimalik võtta endale tiimi, assistenti, neil ei ole lõputult aega ja võib-olla ei ole hetkel ka selliseid finantse, et kõike seda endale lubada. Ma olen ise olnud läbipõlemise äärel, seal, kus äris ei olnud toetavaid süsteeme, vaid ainult mingisugune segadus ja pidev rööprähklemine. Ma tean väga hästi, mis tunne see on, selle sees olla. Ja ma tean, et seda on võimalik mõistlikult muuta. Minul algas muutus selguse ja süsteemide loomisest ja strateegilistest tegevustest. Ja täna ma aitan siis ka teistel ettevõtjatel samamoodi edasi liikuda. Minu kaugem taust on tegelikult siis juhtimine, müük, turundus, personalihaldus ja arendustööd. Aga ennem kõike täna olen ma siis ärijuhtide kõrval kui inimene, kes teab, kui raske on üksi kõike teha ja seal kõrval kasvatada ka kodust väikelast ilma tugivõrgustikuta. Nii, siit jah. Ma tegelikult kiiresti küsiksin siit, kui paljud teist täna teevad äri laste kõrvalt või palgatöö kõrvalt? Mhm. Nii, ma siit kaameratest näen, et täitsa on. Ja kuidas praegu tundub, kuidas selle ajahaldusega lood on? Et kas on suurepäraselt aega või pigem käib selline rööprähklemine? Ma korra vaatan siit. Rööprähklemine käib. Nii on. Mina ise olen ka olnud üks nendest juhtidest, kes kogu aeg siis rööprähkles. Ma turundasin, ma olin müügimees, ma pildistasin, ma töötlesin, aeg-ajalt koolitasin kedagi ja seda kõike siis ühe päeva sees nii palju, kui maksimaalselt võimalik on, oli vaja kõik kogu aeg ära teha. Kuni ma ühel hetkel tundsin, et ma ei taha enam mitte midagi ei näha ega kuulda. Ja see oli täpselt tegelikult 23. detsember paar aastat tagasi, kui ma olin saatnud oma viimasele kliendile ära tema pildid. Ma ei olnud üle tähtaja. Tegelikult ma oleks võinud täiesti vabalt need pildid saata alles uue aasta alguses, sest need ei olnud jõulupildid, mida klient kohe oli vaja kätte saada. Ja ma olin terve detsembrikuu nii-öelda maha maganud, sest ma ainult töötasin, teenisin raha, pildistasin, toimetasin, aga sealsamas ma kaotasin väärtuslikku aega oma lastega ja mitte grammigi ma ei saanud nautida aega, mis on aastast minul kõige lemmikum aeg, ehk siis jõulud ja talv. Selle asemel, et olla õnnelik, rõõmus, rahulolev, sest tegelikult ju raha oli, võimalusi tööd teha oli, lapsed olid terved, kõik oli hästi. Kõige selle rõõmu asemel olin mina hoopis siis väsinud ja õnnetu. Ja mitte selle tõttu, et ma ei armastanud oma tööd, vaid sellepärast, et ma lihtsalt ei jaksanud enam. Ma ei jaksanud enam kõike üksi kanda, kõike oma peas hoida ja siis kogu selle eraelu asjaga ka veel tegeleda. Ja sellel hetkel ma otsustasin, et ma võtan aja maha. Ja see oli üks kõige parematest otsustest üldse, mida ma siis tollel hetkel teha sain. Ja ma hakkasin otsima mingeid lahendusi, kuidas siis tulla sellest nii-öelda läbipõlemisest välja, sest ma olin läbi põlenud selleks hetkeks. Ja kuigi üldjuhul soovitatakse siis aeg hästi maha võtta, kas siis pool aastat, aasta, tegele ainult enda sisemaailmaga, mine puhkama palile, mis iganes, aga minu jaoks väikelapse emana, lapsevanemana üleüldises võtmes, ärijuhina, see ei ole mõeldav. See ei ole mõeldav võtta aasta vabaks, olla ainult iseendale, magada pikki päevi voodis maha, sõita palile, mis iganes. Mul oli vaja mingeid paremaid lahendusi. Ja minu lahendused olid siis see, et ma hakkasin õppima, kuidas ma saaksin iseennast toetada. Ehk siis ma hakkasin endale looma süsteeme.
ja minu esimesed süsteemid ei olnud kuigi tugevad aga ma ikkagi tegelikult nägin juba siis esimesi pisikesi muutusi. ma panin paika oma fookuse, eemaldasin üleliigse ja see kõik tegelikult on täna mulle aidanud jõuda siia, kus ma täna olen. ja täna võin ma südamerahuga öelda, et mul on ettevõte, mis töötab ka siis, kui ma ise olen lastega, kui ma ise olen kasvuhoones või kui ma lihtsalt tahan puhata. ja noh, tõesti, tõsi, see ei olnud kiire protsess, see võttis ikkagi aega ja mõned erinevad sellised süsteemid ja asjad, mis ma siis tollel hetkel lõin, kui need said valmis, siis need paraku läksid ka kohe prügikasti. aga see oli üks väga võimas õpiteekond ja see on see, millele mina täna siis tuginen, mida ma jagan siis ka teistele ettevõtjatele. täna me hakkame sinuga nüüd käsitlema kahte uskumust ja ühte soovi, et aidata sul oma äri kasvatada ka siis, kui sul on vähe aega ja sa teed kõike üksi. mis on põhilised? mul ei ole aega. ma pean kõike tegema üksi. aga sealsamas ma tahan kasvada. igaüks neist puudutab sinu mõtteviisi, sinu igapäevast tegutsemist ja sinu ärimudelit. vaatame seda esimest uskumust. mul ei ole aega. kes siit on kasutanud seda lauset oma elus või töös? ja olge täitsa ausad, oled sa öelnud kellelegi või kuskil hõisanud välja, mul ei ole aega, kas või enda peas. mul ei ole aega sellega tegeleda. Pidevalt. Mina olen ka, ma olen seda väga palju oma minevikus kasutanud. ausalt öeldes isegi häbiväärselt palju aga me tunnemegi hästi tihti, et meil on väga kiire. samas, kuhu see aeg siis tegelikult kaob? sest meil on ju võrdselt kõigil võrdne arv tunde. nii neil, kes täna on edukad, rikkad, kuulsad, mis iganes, kui ka meil endil. täiesti võrdne arv tunde on kõigil. ja kui me siis ausalt vaatama hakkame, kas siis asi on tegelikult ajapuuduses või võib-olla on asi milleski muus, siis enamasti on asi fookuse puudumises. kui me ei tea, mis meie tuumeesmärk on, siis kõik tundubki alati hästi kiire, hästi oluline, meil on kohe on vaja tegeleda millegiga. aga kui me ei pane paika endale kindlat plaani, kuidas oma tuumeesmärgini jõuda, siis planeeribki elu meile ise paraku erinevaid tegevusi. ja ma toon ühe hästi hea näite siia sellise fookuse teema juurde. kujuta korraks ette, et sul on taskulamp ja sa oled võõras pimedas toas. ja sa pead selles toas jõudma ukseni, et saada sealt toast välja. kui sa lihtsalt kohe jooksma hakkad, mis siis juhtuda võib? sa komistad, võib-olla sa kukud end katki, võib-olla sa jooksed hoopis magavale krokodillile suhu. aga kui sul on ka see taskulamp ja kui sa siis korraks seisad, paned taskulambi tööle ja vaatad enda ümber ringi, siis sa saad endale luua kindla plaani ja sa näed suunda, kus suunas see uks on, kuhu sa liikuma pead. sa ei tee mingeid üleliigseid samme, sa jõuad kiiremini, valutult ja kindlasti ka ilusalt, eks. ja sama ongi tegelikult fookusega. kui sul on selgus, mida sa tegema pead, siis see viib sind edasi efektiivsemalt, kiiremini ja ilma, et sa põleksid läbi. räägime nüüd ausalt. enamik meist ei ärka üles teadliku tegevusplaaniga, vaid automaatsete harjumuste pealt. me võtame hommikul hästi kiiresti telefoni ja buum. me olemegi juba kellegi teise prioriteetides. me hakkame kohe midagi tarbima, e-kirju, uudiseid, sõnumeid,
keegi saadab Reelsi, keegi on pannud uue story. aga kas sa tead tegelikult, mis see on, mida see tähendab? See on sinu enda alateadvuse päästerežiim. meie aju otsib dopamiini, lihtsaid võite, midagi tuttavat ja samal ajal väldib ta kõige olulisemat küsimust. mis on täna minu kõige olulisem tegevus? ja paraku enamasti sellele dopamiinilaksule siis meil järgnebki tegevuste laviin, ehk siis me hakkame tegema mitut asja korraga, meilide kirjutamine, Instagramis vaatamine, mõttes võib-olla õhtusöögile mõtlemine, võib-olla on vaja lapsele vastata, perearstile helistada, aga tead mis? mitte ükski neist tegevustest ei saa mitte kunagi sinu täit tähelepanu, sest samal ajal, kui sa teed ühte asja, genereerib su aju juba mingeid muid mõtteid. juba ta mõtleb enda peas kuskil siin sügaval sees, kas ma jõuan kõik asjad tehtud, mis mul veel on vaja teha, oota, mul on vaja see veel teha, see veel on vajalik ära teha. sest sul ei ole mitte mingit kindlat plaani terveks oma päevaks. sa lihtsalt proovid kõik asjad kiiresti ära teha. kumb sina oled, kas sa oled siit vasakult poolt, kus hommikul ongi kõik asjad niimoodi, oot-oot-oot, mis nüüd saab, või sul on plaan, mida sa hommikul teed esimese asjana, mis võib-olla tuleb teises, kuskil ajaaknas ja millega sa oma päeva lõpetad. ja tegelikult selline segadus, see maksabki sulle sinu aja, sinu tulemused, sinu rahulolu igas päevas. me tihti arvame, et meie päev vajab täielikku sellist ümberkujundamist, et midagi saaks üldsegi muutuda. tegelikult piisab täiesti 3 mikromuutusest, mis tõstavad su fookust ja tulemuslikkust ja need on kõik rakendatavad juba täna või juba homme. ja vaatame, mis need 3 siis mikromuutust sinu jaoks olla võiksid. ära võta hommikul telefoni esimese asjana enda kätte. pane oma päev kõigepealt kenasti paika. pane endale näiteks äratuskell päris kellale ja jäta telefon üldsegi teise tuppa. võtagi 5 minutit igal hommikul vaikuses, paber, pastakas või kui sa oled rohkem elektroonikafänn, siis võta näiteks notebook või midagi, kus sa saad ainult kirjutada, mitte telefon. ja pane kirja, mis on sinu üks tänane fookus. teiseks, loo endale miniettevõtja tööplokk. loo endale selline 90 minutit päevas ainult sulle ja su ärile. see aeg, millal sa saaksid siis reaalselt kasvada ja kasvuga tegeleda. kui sa täna siin laveerid palgatöö kõrvalt või ongi väikelapsed kodus ja sa teed alles äri võib-olla siukses algusfaasis, siis ei pea olema 90 minutit päevas. see võib ka olla nädalas 90 minutit, aga ainult see konkreetne ajaplokk sulle ja sinu äri kasvule. ja see võib täiesti vabalt ollagi kas turundusega tegelemine, mõni nädala näiteks sisuloome ettevalmistamine, müügipakkumised, strateegiline mingi mõtlemine, kuidas edasi liikuda, kuidas midagi uut turule tuua, mida turule tuua. võta teadlikult endale see aeg kasvuks ja analüüsiks. ja siis 3. tee endale niisugune mõnus restart iga 60 minuti sees. 5 minutit restart iga 60 minuti sees. pane taimer, istu, hinga, ära scrolli telefonis, lihtsalt võtagi jälle see aeg, lihtsalt rahulikult hinga ja küsi endalt, kas ma liigun edasi või ma täidan lihtsalt oma aega hetkel. ja kui su vastus on aja täitmine, siis analüüsi olukorda ja muuda midagi. meil mikroettevõtjatel on hästi oluline hästi kiiresti selles mõistes reageerida, et kui me ei tee midagi, mis on kasumlik või kasulik,
ja kui me täidame lihtsalt aega millegagi, sest keegi kuskil ütles võib-olla, et oh, tee seda, siis see tegelikult ei pruugi olla meie äris kasulik tegevus. Ja see ei vii meid edasi sinna, kuhu meie tahame jõuda. Ja need 3 asja tegelikult ei nõua üldsegi palju sinult, aga see on, ma ütleksin, et sihuke mikroettevõtjate strateegiline käitumine. Ja läheme nüüd hästi praktiliseks ka. Ma tahan, et sa võtaksid kas nüüd siis kohe või natukene hiljem rahulikult aega ja kirjutaksid üles, mis on sinu üks eesmärk selleks nädalaks. Ja ära kirjuta niimoodi, et rohkem kliente. Kirjutagi hästi konkreetne, teha 3 müügikõnet. Postitada 3 postitust Instagrami. Mis iganes see siis sinu jaoks täna hetkel relevantne on, mida on vaja teha, kuhu sa tahad jõuda. Küsi endalt, miks see eesmärk on sulle oluline. Ja mine siinkohas 9 miks'i sügavamale. Ja just 9 miks'i sügavale sellepärast, et esimene pähe tulev miks on alati hästi pinnapealne. Ma korra selgitan kiiresti ka, kuidas see 9 miks'i sügavale siis on, et mida see tähendab. Oletame, et sinu eesmärk täna on kasvatada enda sissetulekut ja pinnapealne miks oleks siis suure tõenäosusega see, et miks sa tahad kasvatada sissetulekut. Ma tahan elada paremat elu. Miks sa tahad elada paremat elu? Et veeta oma lastega rohkem aega. Miks sa tahad oma lastega rohkem aega veeta? Et toetada nende kasvu ja pakkuda neile täisväärtuslikku lapsepõlve. Miks sa seda tahad? Jälle vastad, eks ole, ja lähed aina sügavamale ja sügavamale ja sügavamale ja sa leiad tegelikult selle tuummiksi, miks see eesmärk on sulle oluline. Kui sa oled leidnud selle tuummiksi, siis pane kirja, mis tunne on, kui sa selle täidad. Mida sa siis tunned enda sees? Mis see sulle annab? Mis see sulle pakub? Ja mõtle ka kindlasti jälle sellele, et kas see viib sind rahulollu või viib see sind stressi. Ja kui see viib sind stressi, siis küsi endalt, kas see eesmärk täna siin on sellepärast, et keegi teine on seda soovinud, keegi teine on näidanud seda kuskil, et mina tahan saavutada midagi sellist ja siis sina oled selle endale nii-öelda siis adopteerinud. Või see on päriselt see eesmärk, mida sina tahad saavutada. Ja kui sul on paigas see kõik, siis küsi ka endalt, millised 3 igapäevast tegevust toetaksid minu seda ühte eesmärki. Ja siinkohal ära pane kirja 13 asja, vaid ainult 3. Ja nüüd vali üks neist tegevustest ja tee see kohe täna ära, kohe kui veebiseminar lõpeb, sest väikesed sammud loovad tunde, et sa liigud ja see tunne paneb meid rahulikult, aga kindlalt kasvama. Ja seesamane edasiliikumise tunne paneb sind mikroettevõtjana kasvama. Nii, teeme väikese küsimuste-vastuste vooru. No nii, laseme siis klaviatuuridel, klahvidel kuumaks minna. Ma vahepeal, niikaua kui neid küsimusi siin ette valmistate, loen mõned kommentaarid siit vestlusaknast ette, et siin on, Karoliine on vahepeal näiteks maininud, et vahepeal tal on toiminud selline reegel, kus ta enne hommikusööki ega peale õhtusööki telefoni ei vaata. Siis on ta ka kommenteerinud, et talle ei sobi miniplokkidena töötamine. Et parimad ideed tekivad siis, kui ta saab oma voolavuses toimetada.
ja teda häirib see või närib see, et kui ta midagi alustab, siis tihti pole aega seda lõpule viia. mida sina, Anni, sellisel juhul Karoliinile soovitaksid, kui selline mure on? Mhm. No kui, vaata, sellega on hästi lihtne. kui sa planeerid endale aega, siis sa pead olema realist, kui kaua sul mingi asi aega võtab. me ei peagi siin olema hästi ranged iseendaga, et nüüd mul on ainult mingisugune 60 minutit, punkt, ma pean nüüd lõpetama selle tegevusega. aga oluline on väga täpselt pannagi endale nii-öelda teada iseennast, teada, kui kaua mingi asi üldse aega võtab ja panna endale ikkagi blokeerida see aeg selliselt, et see on realistlik. kui sul lähebki 2 tundi, siis sul lähebki 2 tundi aega selle tegemiseks, sa võtadki selle teadlikult, selle 2 tundi ja tegeled oma asjaga. aga oluline on ka tegelikult selle 2 tunni sees võtta endale väike paus ja mitte selleks, et just siis scroll ida või midagi teha ja mitte sellest nii-öelda voolavusest välja minna, vaid lihtsalt selleks, et sa võtad, jood vett, korra hingad. see paus ei peagi olema 5 minutit, see võib olla ainult 1 minut. oluline on ka lihtsalt korraks oma ajule anda selline väike mikrohetk hingata. kas see vastas küsimusele või oli seal midagi lisaks? selles mõttes, et ma arvan, et niivõrd oluline isegi ei ole see, kas minu jaoks see vastas küsimusele, kuivõrd see, et Karoliine saaks sellest tuge ja teised inimesed ka, et selles Mhm, mõttes mina olen kindel, et sinu mõttekäik on relevantne ja seda ma ka Kadrile siis vestlusaknas vahepeal mainisin, kui ta kirjeldas ära, et tema selle nädala eesmärk võiks olla registreerida ühele üritustele ja sellega seoses siis ka reklaamvideo kokku panna, siis ma küsisin ka, et noh, et kas arvestades seda, kui palju on sellel nädalal veel päevi üldse alles jäänud, eks ole, et võib ju öelda, et meil on neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, aga tegelikult tasub arvestada sellega, et nädalavahetusel ikkagi peab tegelema iseendaga, perega, hobidega, millega tahes, eks ole, see on igaühe enda asi. aga tööaega peaks piiritlema juba sellepärast, et mitte ennast ära tappa, eks ole. just. et selles mõttes on see hästi oluline. üks asi, mis veel Karoliine välja tõi, mis jäi mind nagu, mis kõnetas mind, on see, et mida ma tihti kuulen, et vahel pole see, mida ma olen planeerinud teha, üldse see, mida ma tegelikult tahaks teha, onju. Mhm, et kuidas sellisest kohast sinu kogemuse najal üle peaks saama, et sa oled nagu kas eelmisel õhtul või võib-olla samal hommikul teinud selle plaani, enne kui sa oled telefoni kätte võtnud, aga siis mhm, ikkagi tunned seda, et tahaks midagi muud teha, onju. et siis noh, lihtne oleks ju öelda, et võta kokku ennast ja tee seda, mis su pikem eesmärk on, aga samal ajal ega sellest sundimisest tuleneva vastusurvega tegelemine pole ka tore. mhm. no siin on jällegi nii, et sa pead teadma oma seda tuumeesmärki, mida sa tahad oma elus üldsegi saavutada, kuhu sa tahad jõuda. ja väga oluline minu arust ikkagi on see enesedistsipliin. jah, me vahest peamegi ärijuhtidena tegema asju, mida me võib-olla ei taha teha, mis tekitavad ebamugavust, mis on võib-olla kuidagi sellised, et ma tahaks hoopis tegeleda mingi muu tegevusega, sest see on nii põnev, nii tore, mulle nii meeldib see. aga kui me oleme üksi oma äris ja me tegutseme üksinda, siis paratamatult me peame ikkagi aeg-ajalt, jah, sundimine ei meeldi mulle ka, aga paraku vahest me peame ikkagi tegema mingid asjad ära, mis on vajalikud selleks, et me jõuaksime sinna, kuhu me päriselt tahame jõuda. ja ühel päeval, kui meil on selleks võimekus, me saame võtta endale kellegi tööle, kes teeb meie eest need asjad ära, mida me ei taha teha. aga selleks me peame kõigepealt ise pingutama, et jõuda sellesse punkti. ja kui see vajab distsipliini, kui see vajab mingite asjade ärategemist niimoodi, et ma tegelikult täna ei taha seda teha, siis lihtsalt nii on, see on minu arvamus. aitäh sulle, vahepeal on tulnud ka küsimused sisse ilusti. Liis küsib, et mis on kõige efektiivsem fookuse seadmise tehnika? Üks moment, ma panen siit natukene endal rullood alla, sest mulle tundub, et minu päike hakkab niimoodi sirama, et ma ei näe muidu varsti midagi. Vorsid nii, eele lasid pähe. kuidas?
orhideele lasid ruloo pähe, oi, päästvad seda natukene. no nii, aitäh. vot, laps just hiljuti kinkis mulle, mul on orhideede meri kodus ja ta tõi mulle ühe veel juurde. väga armas. täpselt. nii, kuidas see küsimus oli, et kui on mis on nii. kõige efektiivsem fookuse seadmise tehnika? Mhm. kõige lihtsam, kiirem ja mugavam fookuse seadmistehnika on see, kui sa tead, mis on sinu eesmärk ja sa oled selle eesmärgi lahti nii-öelda siis rullinud enda jaoks, et millised on need sammud, mida ma pean väga konkreetselt tegema, et jõuda oma eesmärgini. kui sul on need sammud paigas, näiteks oletame, mul on aasta lõpuks, ma tahan kasvatada oma käivet 20%, siis sa panedki kvartaalselt kirja, mida ma igas kvartalis selleks ära tegema pean. kui sul on see paigas, siis sa võtad nii-öelda jällegi lahti selle kvartaalselt ja paned ta kuuliselt paika, mida ma igas kuus selleks ära tegema pean. ja kui sul on kuu lõikes paigas, siis sa võtad jälle uuesti lahti, sinna lähed selle ühe kuu sisse ja paned nädala lõikes paika, mida ma selles nädalas ära tegema pean. Et ma jõuaksin oma eesmärgini, et ma suudaksin hoida seda fookust, mis on see üks asi, mille ma pean kindlasti täna või sellel nädalal, sellel kuul, selles kvartalis ära tegema. nii lihtne. aitäh sulle. Karoliine küsib, et kuidas seda kõige olulisemat üldse leida, kui vajadused on erinevad ja sageli vastukäivad. ja Karoliine võrdleb siin siis laste vajadusi enda vajadustega, ettevõtte vajadusi pere vajadustega. noh, mina ütleksin, et need ei ole üldse võrreldavad vajadused ja kõik nende kõigi jaoks tuleb leida nagu aega, onju. aga kuidas sina sellele vastaksid enda kogemusest lähtuvalt? ärijuhtidena, lastevanematena, inimesena me peame oma aega reguleerima. me peame oma aega ise haldama, mitte keegi ei ütle meile, et sa pead töötama 24/7, sest sa oled ärijuht. mitte keegi ei ütle meile, et me peame olema nii-öelda siis lapsevanema rollis 24/7 kohal ainult laste jaoks. meie enda vajadused peavad olema nullis. see on meie enda selline mingisugune mõttemaailm, mingid vanad mõttemustrid, midagi, mida me oleme kogenud, kuulnud, mis iganes. tegelikult on hästi lihtne. see, et panna mingid prioriteedid endale paika, on sinu enda asi otsustada, mis on sinu jaoks tähtis. kui sinu tervis on sinu jaoks tähtis, siis sa leiadki igas päevas näiteks selle väikese ajaakna ja tegeled iseendaga. kui äri kasvatamine on tähtis, siis sa leiadki nädalas kas või selle tunnikese või 90 minutit oma äri kasvatamiseks. sa pead ise võtma reaalselt selle aja, sa pead, jällegi me jõuame tagasi nende eesmärkideni, on ju, et kui sa tahad nagu seada endale mingeid prioriteete, mis on tähtsad nii eraelus, laste kasvatamises, mis on tähtis sinu enda jaoks, mis on tähtis sinu äri jaoks, siis sea endale iga selle nii-öelda elusektori jaoks kindel eesmärk. ma tahan olla oma laste jaoks kogu aeg olemas, näiteks kui ta jääb haigeks, siis keegi teine ei vaata teda, on ju. väga paljudel kuulsustel on näiteks kriteerium, et jah, nad teevad äri, nad on suured tegelased, aga näiteks laste hügieeni asjadega seonduv, selle eest nad kannavad alati ise hoolt. isegi kui lapsehoidja on seal majas kohapeal olemas, siis need asjad teeb näiteks alati see inimene ise. ja meiega siin on täpselt sama seis. meie ise seame, mis on tegelikult tähtis, mis on oluline, läbi selle, et me teame väga täpselt, mida me oma elust tahame. nii. aitäh. Erki kirjeldab, et eks see sõltub töö sisust ka. mõnel päeval on oma plaani jaoks rohkem aega, teinekord jällegi lihtsam ühtlase vooluga minna. samal on see aja müük ka keeruline, et töö võtab X aja koos kliendiga põrgatamine, aga veel X korda enne, eks ole. ja päeva lõpuks on tähtajad üksteise otsas ja neid lõtke on raske planeerida. ja ma saan Erki küsimusest niimoodi aru, et ta siis küsib nagu ideid, et kuidas neid lõtke siis planeerida, et üldse tekiks see võimalus hinge tõmmata. ja noh, sama küsimus tegelikult kehtib ju ka selle osas, mis siit vahepeal läbi käis, et kuidas ikkagi aega niimoodi planeerida, et jääks ruumi nii hinge tõmbamiseks
mingitel hetkedel mingite SOS asjade jaoks, mis tulevad ootamatult sisse. Aga samal ajal selleks ilmselt ju ühte nagu selget valemit ka ei ole. Aga mis sinu kogemus on, kuidas sina seda lõtku endale üldse planeerid, kui sa planeerid? Mhm. Miks ma ütlesin ennem tegelikult ka, et kui sa sead endale nagu oma eesmärgi jaoks siis vajalikke, mida ma pean ära tegema, siis vali ainult 3 asja päevas. Ja tegelikult täpselt niimoodi ongi, et see ei pea olema 3, see võib olla ka 4, kui on, oleneb olukorrast, eks ole. Elus tuleb igasuguseid erinevaid hetki ja olukordi. sa võid valida ka 4, sa võid valida ka 2, aga vali endale näiteks mingi konkreetne, võtame see 3 tegevust ainult päevas ja säti iga asja jaoks realistlik aeg. Ja oletame, et sul ongi niimoodi, et kella 10-11 on sul kliendi kõne. Justkui 11-15 peaks hakkama mingi uus siis ajaplokk on ju mingi tegevuse jaoks. Ja siis see kliendi kõne hakkab venima. Aeg venib. Kui see on, ütleme niimoodi, et kui sul on järjest kliendikõned, siis on hästi oluline hoida sellest ajaraamist kinni, on ju. Mis tähendab seda, et sul võiks olla valmis selle kõne sisu. Mida sa räägid, mida sa küsid, kui kaua mingi asja jaoks, sa oled enda jaoks läbi mõelnud, kui palju sul on mingi teemaploki jaoks aega üldse. Et klient räägib näiteks, jah, väga keeruline on vahest mõningaid inimesi katkestada, sest nad lihtsalt jäävad rääkima, põrgatavad, mõtlevad. Vahest isegi tundub, et see on siis ebaviisakas, kuidas ma sõidan sisse talle, on ju. Aga meie aeg on meie prioriteet. Kedagi teist ei huvita, kui palju sina kulutad oma aega. Aga meid huvitab, mis tähendab seda, et reaalselt, kui ongi mingisugune aeg, mida sul on vaja hallata ja sul on vaja liikuda edasi teise tegevuse juurde, siis sa pead ise suutma ära reguleerida selle, et sa jõuaksid algusest lõpuni selle kõne sisuga selliselt, et see jääks mingisse kindlasse ajaraamistikku kinni. Ja kui meil ei ole näiteks seda järgmist kõnet seal on ju, ja meil on justkui natukene, noh, me oleme ikkagi natukene rohkem oma aja peremehed on ju, et jah, me võime panna seal kella 10-11 on üks asi, 11:30 hakkame näiteks mingi teise tegevusega tegelema. jäta endale see ajapuhver. Kui sul lähebki natuke üle, pole hullu, sul jääb ikkagi aega korraks ennast ümber häälestada uueks asjaks, võib-olla vett võtta, võib-olla lõunat süüa, oleneb, mis kellaajad on ju. Võib-olla on sul laps vahepeal sisse helistanud, sa saad selle kõne võtta. ära blokeeri oma kalendrit täis selliselt, et kella 10-11 see, 11-12 see, 12-13 see. Reaalselt, jällegi, ole realist ja jäta endale iga asja jaoks väike ajapuhver lisaks. Ja siis ei teki ka mitte mingit stressi, et appi, mul juba teine asi peaks olema siin tegevuses või juba teine kõne hakkab kohe pihta, ma ei jõua vettki uuesti võtma minna endale või midagi. Vot, need on minu mõtted jälle. Aitäh sulle. Mis nagu nende äh, kolme põhilise asjaga seoses tuli kohe meelde, on see, et tegelikult võib ju juhtuda ka see, et me juba selle selgete eesmärkide puudumise tõttu võib juhtuda, et me võtame neid nii-öelda SOS asju tegelikult ju valikuna sisse, et need ei pruugigi tegelikult olla SOS küsimused. Mhm, Muidugi, kui laps helistab ja ta on hädas või mingi muu perega seonduv nagu kriitiline teema on, aga tihtipeale enda kogemusest vähemasti näen, et enamus nendest asjadest, mis tunduvad sellel hetkel kriitilised, ei ole tegelikult kriitilised ja need võib rahulikult tegeleda nendega hiljem, kui mhm, mitte isegi järgmine päev, onju. mhm, aga, aga mingi asi ikkagi paneb nende asjadega justkui prioriteetidena tegelema. Ja muidugi on reaalselt mingisuguseid kriisisituatsioone, millega tuleb kohe tegeleda, aga enamus nendest asjadest tegelikult võivad oodata. aga me ikkagi võtame mingisugused asjad sisse. Keegi inimene, kellega meil on vaja, ma ei tea, koostööd teha, tuleb mingi asjaga, ma võtan selle kohe sisse. Keegi helistab, kelle puhul sa tead, et te pole seda kõnet kokku leppinud ja sa võid tegelikult rahulikult talle tagasi helistada, ikka võtad kõne vastu, eks ole. Et ma olen isegi täiesti nagu
tühiste asjade pärast läinud keset koosolekut korraks välja selleks, et seda kõne vastu võtta, kuigi ma tean tegelikult, et täiesti rahulikult ma võin selle koosoleku lõpuni teha ja siis talle tagasi helistada. et seal on nagu mingisugused sellised nüansid ka, mille puhul me teeme neid asju sellepärast, et me arvame, et me peame nendega tegelema, aga samal ajal, kui need asjad on väga selgelt paika pandud, see eesmärk nii sellel koosolekul kui mingisugusel ülesandel, millega parasjagu on vaja fookust võtta, on selge eesmärk jõuda mingisuguse tulemuseni, et siis tegelikult see aitab väga palju vältida seda, et võtaks mingisuguseid asju vahele, mis tegelikult ei ole kriitilised, või vältida seda, et lähed kuskile scroll ima sotsiaalmeediasse või mis iganes erinevad asjad võivad meid ju tegelikult segada, onju. jah, täpselt, täpselt. Urmo, jah, Urmo nii. küsib, et mis on sinu soovitus, kui palju tööpäevas tasub tegevusi täis planeerida ning kui palju jätta nii-öelda ootamatusteks? Mhm. Ütleme nii-öelda see sihuke hea tava on tegelikult siis planeerida oma kalender täis 60% ja 40% jätta sellest siis vabaks. Ja see on nagu see sihuke lühike vastus. Ja kui me läheme hästi strateegiliseks mikroettevõtjatena, siis selle 60% sisse planeeri selline 20% just selliseid, ainult selliseid tegevusi, mis toovad sulle reaalselt tulemusi. Ülejäänud selle 60% sees, mis jäävad siis sellest 20%-st välja, on siis sellised mikrotoimetamised, mingid assisteerivad tegevused, mingisugused planeerimised, võib-olla disainimised, mis iganes. 60% sinu kalendrist võiks olla ainult täidetud ja 40% sellest siis vaba. Katariina juba selle peale on jõudnud kommenteerida, et 60% juba võtab palgatöö ajast ära. Ja kas sa peadki realist olema selles osas, et kui sa käid palgatööl 8 tundi päevas, palju sul jääb reaalselt ühes päevas, näiteks võtame ühe päeva aluseks, kui palju sul on ühes päevas aega üldse muudeks asjadeks, võtame sealt veel maha 8 tundi, eks ole, ööund või okei, mõni saab 7 tunniga ka hakkama. Kui palju sul on neid tunde seal selles ajaaknas, mis sa saad tegeleda muuga. Kui sul ei ole lapsi, siis sul võib-olla on natuke rohkem. Kui sul on lapsed, pere, mingid muud kohustused, noh siis see aeg juba läheb väiksemaks, aga siis sa võtadki selle pisikese ajaakna ja võtad sealt selle 60%. Ja see ongi naeruväärselt väike number, aga kui su laual on juba hästi palju tegevusi, palgatöö, lapsed ja nii edasi, siis sa ei saa ennast ära tappa, sa ei saa võtta öötundide arvelt kuskilt juurde, et okei, ma pigistan, ma teen. Sest niimoodi me põleme lihtsalt läbi ja ühel hetkel ei taha mitte midagi teha. ja, aga aitäh ja läheme vahepeal slaidide juurde tagasi. Mhm. Nii, jätkame siis teise uskumusega. Ma pean tegema kõike üksi ja ma pean seda tegema, eks ole, ise kiiresti. Aga tegelikult on nii, et kui sa veel täna delegeerida ei saa, sul pole suurt tiimi, võib-olla pole sul assistenti ja eelarvet, eks ole, sest lihtsalt nii on ja sellest ei olegi mitte midagi, sest enamus meist alustab üksi, aga igal inimesel, igal mikroettevõtjal ehk siis minul, teil on võimalik luua endale lihtsustatud süsteeme, mis meid toetaksid. Ma tahan, et sa korraks küsiksid iseendalt, kas sa ehitad endale äri, mis töötab ainult siis, kui sa jaksad sellega tegeleda? Või sa ehitad äri, mis toetab sind ka siis, kui sinul on mingid ootamatused, sa tahad puhata ja üleüldse tervikuna ta toetab sind kaugesse tulevikku minnes. Kumba äri sina endale täna ehitad? Kas sa tahad ise olla kogu aeg nii-öelda siis selle äri sees, nii-öelda see, kuidas see äri üldse töötab? Või sa tahad, et äri töötaks ise ja toetaks sind? Üksi tegutsedes on nii oluline tunda toetust, aga toetus ei tule
alati ainult tiimist. Seda saab luua endale ka süsteemidega. Ja süsteemid ei pea olema keerulised ega tähendama mingeid selliseid raskeid IT-lahendusi, kus sa võid hästi kiiresti isegi segadusse sattuda. Ja süsteemide puhul ei kehti reegel, mida vingem, seda parem. ei, kindel ei. Süsteemide puhul on tegelikult oluline kasutaja toetamine. Kui hästi üks süsteem sind täna toetab. Süsteem võib täiesti vabalt olla juba see, kui sa paned ühe tegevuse korduvad sammud kirja ja kasutad neid siis iga kord uuesti. mitte, et sa hakkad nii-öelda siis nullist kogu aeg mõtlema. või kui sul on näiteks igal esmaspäeval samas ajaaknas kindel mingisugune tööaeg mingiks kindlaks tööks. juba need on pisikesed süsteemid. Kui sa paned kas või ühe tegevuse, näiteks Instagrami postituse loomise, kõik need sammud kirja, mida sa siis selle postituse loomiseks tegema pead ja sa kasutad iga kord jälle uuesti ja uuesti sedasama põhja. sa vabastad oma aja. sa ei raiska enam aega mõtlemisele, kuidas ma jälle seekord seda teen, jälle algusest peale, kõik nullist. sa teed selle lihtsalt ära ja juba see on mikrosüsteem, mis sind täna toetada saab. kui palju teil siit on täna selliseid pisikesi mikrosüsteeme? Mhm. vaatame, ma jagan sulle 3 hästi sellist lihtsat süsteemi, mis siis saaksid sind toetada, eriti kui sul ei ole täna tiimi ja, ja need konkreetsed süsteemid on siis ka jällegi sellised, mida sa saad siis kas siis täna juba rakendada, kui sul on selleks aega, või siis sa saad nende juurde tulla lähipäevil tagasi. loo endale üks reaalne nädala töövoo-mall. pane kirja, mis tüüpi tegevused sa igal nädalapäeval teed. näiteks esmaspäeval klientidele vastamine, plaani koostamine, turundus. teisipäeval sa lähed sügavamale ja lood näiteks sisuloome jaoks konkreetselt need materjalid valmis, mis on nüüd järgmise näiteks 3 päeva postitused või selle nädala postitused. jäta endale ajaaken teisipäeval näiteks äriarenduse jaoks, kolmapäeval kliendikõned pluss jällegi sotsiaalmeedias aktiivne olemine lihtsalt. võib-olla on need tegevused mingisugused muud, mis sinu äri edasi aitavad, aga pane reaalselt kirja, mida sa mingitel päevadel teed. sul tekib niimoodi hästi kindel rütm ja ajul on kergem fookust hoida. ja samamoodi tegelikult, kui keegi kunagi sind siis aitama tuleb, ta teab hästi täpselt, kuidas sind toetada, millisel päeval midagi toimub. teiseks, loo endale tegevuste samm-sammuline süsteem ehk siis selline checklist. võta üks hästi konkreetne tegevus oma äris ja kirjuta selle tegevused täpse protsessina ülesse. näiteks kliendilepingu koostamine, müügivestlused. kui sul on näiteks mingi teenus, oletame, sa pakud konsultatsioone, milline see baaskonsultatsiooni selline põhi on? kuidas see algab, mis seal toimub, kuidas see lõpeb, mis on need baasküsimused või mida sa tahad kliendile edasi anda, mingid teadmised on ju, mis need on, pane need endale reaalselt kirja, tee sellest selline Wordis, Notionis või mõnel muul platvormil selline kasulik checklist ja siis kasuta iga kord uuesti, uuesti ja uuesti. ja siis kolmas on siis ajaraamide süsteem ehk siis 3 tundi päevas, 3 olulist tegevust. mõtle korra lihtsalt ainult sellele, et kui sul olekski ainult 3 tundi tööaega igas päevas, mida sa teeksid? mis on need prioriteetsed asjad, mis sa pead selle 3 tunni sees ära jõudma teha? üks põhjus, miks nagu ongi hästi raske otsustada, aga mida ma siis teen,
ongi lihtsalt puhtalt sellepärast, et me mõtleme, et meil on ju 24/7 aega kogu aeg ja küll ma siis jõuan. Ja siis on jällegi laps tuleb, võib-olla mingid muud segavad faktorid ja nii edasi ja me ei jõua tegeleda sellega, mis on päriselt oluline. Loo endale reaalselt, see võib olla ka 4 tundi, oleneb, kui palju sinul seda aega on, eks ole, aga loo endale reaalselt päevas mingisugune selline ajaaken, kus sa teed need kõige olulisemad asjad ära. Ja see harjutus aitab sul siis keskenduda kõige olulisematele asjadele, planeerida hästi realistlikult, mitte siis lihtsalt sellise to-do listina, et ma panen endale täna to-do listi kirja, seal on 12 või 20 asja ja kuskilt otsast hakkan pihta ja siis õhtu lõpuks mõtleme, et okei, ma mingid asjad tegin ära, aga tegelikult kas ma siis nagu tegin ka midagi kasulikku? Noh, justkui midagi nagu tegin, aga samas ma ei liikunud edasi ikkagi. sa jääd kuskile niisuguse vahepealsesse olekusse. selle vältimiseks pane reaalselt kirja, mida on vaja teha. Kas sa tead, mis võib juhtuda arvutiga, kui seal on korraga lahti näiteks 54 vaheakent? Mis sellega juhtub siis? Ta töötab lakkamatult, sa ei tee näiteks mingit restarti, mingid programmid jooksevad, need 54 vaheakent on lahti, kogu aeg töötab, magama ei pane. Mis temaga juhtub? Ta jookseb kokku, hangub, kiilub kinni, oleneb, kes kuidas seda siis ütleb, on ju. Kui sa hoiad kõik tegevused enda peas, oled sa täpselt samamoodi samasugune arvuti nagu see, millel on siis kõik need vaheaknad lahti. Ja see, mis juhtub arvutiga, sama juhtub ka sinuga. sa väsid, tekib ärevus, tekib segadus, sa jooksed kokku, sa vajad restarti. kui sa kirjutad oma tegevused välja ja lood endale sellise kordustega süsteemid, siis sa töötad vähem otsustades. sa oled rahulikum, selgem, tulemuslikum. ja lõpptulemusena on tegelikult ka kogu sinu äri palju professionaalsem. mul on sulle üks pisike selline mikro-minisüsteem. Ja ära muretse, sa pärast saad selle materjali ka, et sa ei pea praegu kohe siin üles kirjutama, seda saab ka järgi kuulata, eks ole, seda salvestust. Aga võta üks korduv tegevus, mis on sinu äris. Näiteks müügis, turunduses või kliendihalduses. Kirjuta selle tegevused 5–10 sammu välja. Oleneb, mõnes on võib-olla isegi natukene rohkem, natuke vähem, oleneb asjast. Salvesta need endale ja siis kasuta iga kord. Juba sellised hästi pisikesed ampsud on süsteemid, mis sind aina nagu rohkem saavad sinu äris edukalt toetada. Ilma, et sul oleks vaja suurt tiimi, mingeid spetsialiste ja nii edasi. Ja kuna sul pole tiimi, siis hästi oluline ongi sinul kui mikroettevõtjal luua endale erinevaid malle, erinevaid checkliste, erinevaid ajaraame, töövooge, selleks, et lihtsustada oma igapäevaelu. Ja suureks boonuseks jällegi siis selliste mikrosüsteemide puhul ongi siis see, et kui keegi tuleb homme sinu tiimi, siis ta saab sind kohe aidata. tal on kohe ees olemas, kuidas sina mingeid asju teed, kuidas mingeid asju sina üles ehitad, kuskilt on mingeid põhjasi vaja võtta, mingeid checkliste vaadata. ta teab väga täpselt, kuidas sind igapäevaselt toetada, sa hoiad tohutult aega kokku, kui see päev jõuab ühel päeval kätte, et kellelegi delegeerida asju. Nii, oled sa minuga? oled veel olemas, kuuldel? Lähme küsimuste-vastuste juurde uuesti tagasi. siin Karoliine küsib, et kuidas sa ise toimetad sellega, kui loodud töövoogu tekivad takerdused. plaan paberi peal tundub kõik tore, aga niipea kui näiteks laps haigestub ja jääb koju, lendab kogu plaan ventilaatorisse ja siis tuleb ikkagi
nii-öelda rööprähklemisega tegeleda. et siis järgmine kord on raske motiveerida end uuesti kalendrisse seda plaani üldse tegema, sest noh, nii palju neid erinevaid nüansse on, mis võivad sassi lüüa selle plaani, onju. Mhm. No, olles ise väikelapse vanem ja see väikelaps on tohutult palju haige, ta on rohkem kodus haige kui lasteaias, siis hästi oluline on meil luua endale nii-öelda see tagavaraplaan. Mina töötan igapäevaselt kahe rütmiga, kahe nii-öelda oma elurütmiga. Üks rütm minul on siis see, kui on laps lasteaias, kuidas ma siis toimetan. Ja teine rütm on siis see, kui mu laps on kodus haige, kuidas ma siis toimetan. Ja niimoodi ma kogu aeg opereeringi. Mul on alati see tagavaraplaan. Ja ma olen jällegi siinkohal hästi realistlik kõikide oma tähtaegade, kõikide oma lubaduste, kõikide oma planeerimistega. Ma ei planeeri üle oma kalendrit. Ma olen täiesti realist, sest ma tean, et ühes kuus võib juhtuda niimoodi, et mu laps terve kuu aega ei jõua lasteaeda. Ja ma peangi opereerima temaga koos siin. Ja selliselt, et tema ei kannataks, minu närvisüsteem ei kannataks. Selleks on hästi oluline, et ongi sul, kui laps on näiteks lasteaias, kuidas mina toimetan. Kui mu laps on lasteaias, siis tavaliselt hommikul me lähme lasteaeda, circa selline, kui ma jõuan tagasi, tund aega on seal minu aeg, ainult mulle. Ma kirjutan hommikulehti, ma söön hommikust, ma lähen jalutama, see on minu aeg. Sellele järgneb siis fokusseeritud tööaeg, kus ma siis teengi täiesti selliste ajaakendena, et tund aega ma töötan, on väike paus, tund aega ma töötan. Kui mul on näiteks mingisugused, noh, nimetame neid siis natukene kriitilisemateks tähtaegadeks, eks ole, siis ma võtangi niimoodi, et ma teen selles ühes ajaaknas ühe asja, panen selle asja kõrvale, tegelen järgmise asjaga, et näiteks need 3 tegevust saaksid minu tähelepanu. Ja ma peangi olema siis enda puhul ka väga range, et need 3 tegevust saaksid minu tähelepanu. Ja nüüd võtame siis selle nii-öelda ja noh, kella 4 siis minu tööpäev tavaliselt lõpeb, sest ma lähen lapsele järgi, punkt, kõik. aga kui me võtame siis päeva, kus laps on kodus või siis need nädalad, kus laps on kodus, siis tegelikult meie päevad kulgevad hästi rahulikult. Ma ei mõtle selle peale, mida kõike mul oleks tööalaselt vaja ära teha. Mul on igaks päevaks pandud selline väikene to-do list mingite hästi lihtsate asjadega, kuna mul on tänaseks loodud endal siis sotsiaalmeedia sisupõhjad ja sisuplaan ja kõik need sellised ampsud on valmis tehtud, siis mul ongi väga lihtne. Kui on näiteks pisikene 20-minutiline aken, kus mul laps üksi omaette legodega mängib, ma saangi kiiresti selle ühe ampsu ära teha. Aga ma ei muretse selles mõttes üle, et appi, 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 ma pean selle saama, mingi suure projekti saama nüüd kohe praegu ära tehtud lapse kõrvalt. Ei pea. Laps on minu prioriteet, see on olnud siis juba ennem, kui ma üldse nii-öelda koduseks jäin lapsega. Et ennem kõike on laps ja siis tuleb minu äri. Et siin ongi hästi oluline ka see, et sa panedki paika selle prioriteedi, mis on sinu prioriteet. Kui sa oled hooajas, kus sa tahad kasvatada last, sa tahad päriselt olla oma lapse elus kohal, siis sa ei saa olla full-time ärikasvataja, ettevõtja. Sa pead tegema mingeid selliseid valikuid, on ju, oma elus. Minu valik on ennem kõike laps ja siis tuleb minu äri. Aga muidugi, kui on mingid tähtajad, lubatud asjad, siis ma pean nendest kinni. Ja niimoodi ma opereeringi nende pisikeste ampsudena, on ju. Et kui on laps lasteaias, mul on rohkem aega, kui mu laps on kodus, mul ongi teadlikult vähe aega, ma ei vii ennast stressi, ma teen täpselt nii palju, kui ma jõuan sellel päeval teha. Ja tegelikult ma olen siis loonud endale ka siis selle, et sellel päeval, kui mul laps on kodus, või sellel nädalal, kui ta on kodus näiteks, siis üldjuhul ta on mul väga hea magaja, ta läheb mul varakult õhtul magama. Ma jätan endale alati nii, et ma päeval olen täiesti chill, võib-olla vedelen isegi diivanil, ma puhkan, tegelen selliste lihtsate koduste asjadega, lapsega mängin, mu aju nii-öelda on kogu aeg siukses kerges puhkerežiimis ja siis ma võtan õhtul selle aja 9-10 või 9-11, oleneb, kui tähtis see mingi tegevus on ja ma teen selle mingi tegevuse ära õhtul. Jah,
ma võiksin sellel ajal telekat vaadata, puhata, olla, aga samas, kui ma terve päeva olen saanud puhata, mängida, toimetada, siis mul on see energia, et ma saan tegeleda sellega õhtul, sest ma olen teadlikult selle aja endale blokeerinud sinna. Vot. aitäh sulle. Karoliine vahepeal siin ka kommenteeris, et tema jaoks on ka vaheakende lahti hoidmine justkui to-do list või tööde nimekiri. et sellega seoses mul tuli kohe meelde, kuidas üks väga, ütleme, väga edukas ja efektiivselt toimetav inimene, kes on väga tugev projektijuht, ütles ka mulle eelmine nädal, et tal on kuskil 200 vahelehte lahti, aga selle miinus on nagu see, et sellega kaasneb pidevalt ikkagi see nii-öelda surve või süütunne, et ma ei ole tegelenud mingite asjadega. ja minu arust sellel on tohutult negatiivne mõju. mina lahendasin sellesama, mul ei ole võib-olla päris 200 vahelehte, aga kindlasti on asju, millega ma mingil hetkel tahan nagu tegeleda. siis ühel hetkel ma grupeerisin need lihtsalt vastavalt sellele ära, mis teemadega need seotud on ja neid grupeeringuid, vahelehti, millega ma parasjagu ei tegele, ma lihtsalt ei vaata, nad ongi seal kuskil eraldiseisvalt ära pakitud kokku, sarnaselt nagu ma ei tea, võib-olla, ma ei tea, talvine tekk ja või eraldi mingid asjad, eks ole, on kuskile suveks võib-olla ära pandud, talvejoped, mis iganes. et mingid asjad, mis ei ole tegelikult kriitilise nii-öelda ajaraamiga, et need asjad võibki kas siis arhiveerida ära, grupeerida kuhugi vahelehtede kontekstis eraldi ja sellega väga palju endalt seda survet maha võtta, sest mulle tundub nii enda pealt kui teiste inimeste pealt kõrvalt nähes, et sellel on tohutult pärssiv mõju, kui me iseendale võtame mingisuguseid ülesandeid, millega me tahame tegeleda, aga kuidagi loome selle illusiooni endale, et sellega justkui on kiire, aga tegelikult ei pruugi olla. aga sõltumata sellest ikkagi ta kogu aeg tiksub seal kuskil kuklas ja kui sa sealt kuklast seda ikkagi ära ei lükka kuhugi ja ei lepi sellega või ei lase sellest lahti, et ma võin sellega tegeleda kunagi hiljem, siis see tekitab stressi niimoodi, et sa ei saa arugi, et see tekitab stressi. Nii ongi, et tegelikult me oma elus, oma äris, oma tegemistes oleme me ise need, kes kõige rohkem panevad endale seda stressi, pinget ja kõike peale. Ma pean justkui tegema, ma pean justkui jõudma, ma justkui tahan neid kõiki asju teha, aga realistlikult tulebki otsa vaadata sellele, milline elufaas sul üldsegi on. Kas sul on väikesed lapsed, kas sa oledki vabavallaline ilma lasteta, sul ongi terve nii-öelda maailma aeg, on ju, nende asjadega tegeleda või tegelikult sul ei ole seda tervet maailma aega, on ju. Ja samamoodi ongi see, et mis su see tuumeesmärk üldse on, kuhu sa tahad oma elus jõuda. Sa võidki tegeleda kõigega, aga kas see viib sind sinna ka, kuhu sa tahad päriselt jõuda? Kui sa oled kunagi nii-öelda siis vana inimene, siis tagasiulatuvalt, kas sa oled teinud selleks kõik, et jõuda sellesse punkti, kus sa tahad täna elada? Võta selline kasvõi hästi, lähme lühemalt. Kus sa tahad olla 10 aasta pärast? Kui sul on paigas see, kus sa tahad olla 10 aasta pärast, siis sul tegelikult saab päris hästi paika ka see, mis saab olema sinu prioriteet. Sa ei jõuagi selle 200 vaheaknaga tegeleda, on ju, sest kuskil läheb midagi lappesse muidu. ja Liis küsib ka seda, et sa osaliselt küll minu arust juba vastasid sellele, aga ühe nipi saab kindlasti välja tuua veel ka eraldiseisvalt, et milline sinu tagavaraplaan on, kui sinu laps on haige, et kuidas seda motivatsiooni hoida? Minu motivatsiooni hoidja ongi minu lapsed ja minu tuumeesmärk. Ja tahate, ma ütlen, mis on minu tuumeesmärk siin elus üldse? Miks ma üldse midagi teen? Miks ma teen täna seda, mida ma teen? Miks ma toimetan nii, nagu ma toimetan? Ma tahan kunagi tulevikus, seal väga kauges tulevikus, olla täiesti iseseisev, finantsiliselt vaba. Ja seda selle jaoks, et minu lapsed mitte kunagi ei peaks oma elukvaliteeti vähendama, sest nad peavad maksma minu hooldekoduarveid või mind kuskil majandama, toimetama. Ma tahan tagada selle vabaduse, finantsilise puhvri, et minu lapsed saaksid elada täisväärtuslikult oma elupäevade lõpuni. Ma ei taha jääda neile koormaks.
see on minu see tuumeesmärk, miks ma täna üldse teen kõiki neid asju, mida ma täna teen. ja kui sul on paigas sinu enda isiklik tuumeesmärk, siis see hoiabki sinu motivatsiooni ka nendel kõige raskematel ja keerulistematel päevadel. sa küsid endalt, miks ma seda teen? ja sa teed edasi, sest sa teed seda selleks, et saavutada see eesmärk, mida sa tahad saavutada. jah, täpselt nii ja see ongi. ka mina sarnaselt sellele olen enda jaoks pannud selle paika, et kui mina ühel hetkel vanaisa olen, mis ei pruugi üldse enam kaugel olla, sest poeg on juba 15 täna, et siis ma ei soovi olla see vanaisa, kes peab kogu aeg vabanduseks tooma, et mul ei ole aega tegeleda lastelastega. Et ma tahan just nimelt lastelastele täisväärtuslikku vanaisa pakkuda. Et see võib tunduda tänapäeva maailmas eriti nagu veider isegi, sest fookus suunatakse sellele individuaalsusele, et oi, et kui sa saad nagu sellest lapsevanema rollist välja, siis sa pead maailmas reisima ja toimetama mingite asjadega. Ja tõepoolest ma kuulengi ka seda, et noh, et isegi kui sul on see finantsiaalne vabadus, siis sa ikkagi ei ole vanavanem, sellepärast et nüüd on sul justkui vaja reisida ja mingite muude asjadega tegeleda. ja see kõik on okei. Aga lihtsalt, et see tasakaal seal oleks ja mitte mingil juhul ei tekiks seda momenti, kus seda vanavanemat üldse ei ole, sest lapsed peavad kasvama suuremas kogukonnas, suuremas hoituses kui ja, ainult oma vanematega, onju. ja. Aga mis siit veel läbi käib seoses vestlusaknast, seoses une arvelt toimetamisega on see, et Karoliine vahepeal tõi välja, et teen selle asja õhtul ära, lõpeb sellega, et kella 11 asemel lõpetab kell 2 öösel. Et sellega seoses mul tuli meelde kohe see, et selle minu arust veel suurem probleem lisaks sellele, et järgmine päev kannatab produktiivsuse nagu vähenemise all, on see, et me ikkagi oma kehale teeme liiga läbi selle ka eelkõige, et me ei anna talle seda sisulist puhkust. Ja selle põhjuseks on väga palju see, mille peale me paratamatult ei mõtle, kui me räägime suuremast tasakaalust, on ju. Et see, et me kell 2 öösel lõpetame, tihtipeale tähendab seda, et me kell 12 öösel sööme midagi. Ja siis, kui me kell 7 üles tahame tõusta, siis tegelikult meie keha ei saa puhata, sest ta kogu aeg protsessib mingisuguseid asju meie kehas, on ju. Et isegi indiaani tarkus ütleb seda, et see 8 tundi võib vabalt olla 4 tundi, aga see keha peab saama kõigest 4 tunni jooksul puhata. Et minu arust need asjad on tervikuna olulised, tervikuna tuleb vaadelda seda, et me saame unetundide arvelt ka lõivu võtmata võtta nagu juurde aega, aga see peab toimuma nagu kooskõlas kõikide muude komponentidega. Täpselt, et kui sa teedki kella 2-ni öösel tööd, siis sul peabki olema laisk hommik. sa pead laskma oma kehal taastuda, puhata, isegi kui see laps toimetab juba ringi, on vaja hommikusööki teha, toimetada, siis sa ei hüppa hommikul kohe uuesti nii-öelda rakkesse, ei tee kohe uuesti mingeid asju, vaid sa lased oma kehal taastuda. ja tegelikult ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina kunagi varem mõtlesin selle peale nii, et kui ma olen öösel üleval, sest mina olin ka öösel üleval varem, tegin öötundide arvelt seda piltide töötlemist ja kõike muud. tulemuseks põlesin läbi, onju, ei soovita kellelegi. ja mina mõtlesin tollel hetkel niimoodi, et okei, aga kui ma see nädal ei maga eriti hästi, järgmine nädal magan natuke rohkem, noh, pole ju hullu midagi. tegelikult iga magamata tund annab meile tulevikus tunda. meie kehas, meie tervises, nii selles vaimses kui ka füüsilises tervises. see annab reaalselt tunda. see annab tunda meie produktiivsuses, meie loomingulisuses, meie efektiivsuses olla lapsevanema rollis päriselt kohal. see annab kõigest tunda. ja ongi okei vahest võtta see, näpistada neid unetunde kuskilt ja teha see üks mingi asi ära, sest siis see saab tehtud ja ta ei hinga veel kuklas, on ju, ja võib-olla siin laps on pikalt haige olnud ja tähtaeg ka tuleb juba peale, on ju. ongi okei korraks võtta see, aga see ei saa olla igapäevane või iganädalane rutiin, et ma teen kauem. sa peadki olema iseenda suhtes ka alati hästi range,
et kui kell saab kell 11, isegi kui mul on nii põnev, nii tore, ma saan justkui kohe valmis selle asja, siis ta jääb korraks pausile, sest sina, sinu tervis, sinu heaolu on number üks, sest kui ei ole sind, siis ei ole sinu äri ka. nii lihtne see ongi. enne kui me lähme edasi, siis Kätlinil on veel see küsimus, et või palve õigemini, et kas sa kordaksid üle selle, kuidas siis selle isikliku tuumeesmärgini jõuda? Mhm. Kuidas jõuda selle isikliku tuumeesmärgini? sa peadki natukene visualiseerima enda jaoks seda, et mida sa siin elus saavutada tahad, kuhu sa tahad jõuda, kus sa tahad näiteks olla 10 aasta pärast või kui sa oled juba vana inimene, millist elu sa tahad elada enda jaoks? Seda tuumeesmärki endal on nagu, või noh, nii-öelda teisel inimesel on hästi raske sulle kuidagi öelda või soovitada, et sinu tuumeesmärk võiks olla see või see või hoopis see. sina pead ise selleni jõudma, sa ei saa võtta mitte kellegi teise tuumeesmärki, ei seda laenutada, ei adopteerida, sest vastasel juhul sa ei liigu selle suunas, on ju, sest see ei ole sinu isiklik. sa pead iseenda sisse hästi sügavale vaatama, mida sina päriselt tahad. mis on see sinu kõige olulisem asi? ja kuidas selleni jõuda, ongi siis nagu nii-öelda, et kuidas saavutada seda eesmärki, on siis ikkagi reaalselt ka see, et oletame, noh, ma võtan praegu selle enda tuumeesmärgi on ju siin aluseks, sest ma ei tea teie tuumeesmärke, aga minu see tuumeesmärk on siis see, et vanaduspõlves ei pea minu lapsed mind ülal pidama, eks ole. Ja kui ma nüüd hakkan vaatama, siis tulen aina enam siia tänasesse, mida ma selleks tegema pean? mis on minu näiteks 20-aastase visioon? kuhu ma peaksin jõudma selleks, kui palju näiteks peaks olema minu pangakontol raha, et ühel päeval, kui tuleb see moment, kus lapsed peaksid justkui minu eest hoolt kandma, mind vanadekodusse panema või mingid muud tingimused, mis on see summa, mis peab olema minul pangakontol olemas selleks ajaks? siis sa vaatadki, okei, võib-olla see on, ma ei tea, oletame 1 000 000. kui palju ma pean selleks tööd tegema, kui palju ma pean teenima selleks, et seda 1 000 000 näiteks, ma ei tea, 60. eluaastaks kokku saada, on ju. võib-olla vähemaks perioodiks, oleneb kellel mis. ja hakkadki sealt sammuma, on ju, tuledki aina siia tänapäeva sellega, et mida ma tegema pean, mida ma pean 20 aasta sees tegema, mida ma 10 aasta sees pean tegema, kus ma pean olema 10 aasta pärast, kus ma pean olema 20 aasta pärast. ja kuni siis jõuadki selleni, et igas aastas sa vaatad otsa kvartaalselt, kuuliselt ja nädalaliselt, mida sa peaksid selleks ära tegema, et jõuda oma tuumeesmärgini. aitäh sulle, me võime nüüd edasi minna. Mhm. nii, ja nüüd siis see soov kasvada. kui sa tunned, et sa tahad oma äri viia järgmisele tasemele, aga see mõte juba eos väsitab sind, siis on sul tarvis täiesti kindlasti midagi muuta. mingil põhjusel on täna jäetud äri kasvatamisest mulje, et see juhtub üleöö. kõik on täna juba edukad, kuulsad ja rikkad ja siis meie sees tekib tunne, et miks minul seda juba ei ole, miks minul läheb nii kaua aega, kuidas mina pean nii palju selleks ära tegema. aga me oleme ära unustanud selles siukses, võib-olla sellises suures sotsiaalmeedia maailmas, kus kõike sotsiaalmeedias, kõike ilu ja võlu näidatakse, on ju. me oleme selles ära unustanud, et enamasti on nende inimeste edu taga, edu, kuulsuse ja rikkuse taga aastatepikkune töö. kasv ei pea tulema läbi kurnatuse, läbi rööprähklemise ega ka öötundide arvelt, lootuses, et sa niimoodi saad kuskile kiiremini. ei saa. nii ei jõua sa kiiremini mitte kuhugile. kasv tuleb vaid läbi rahulolu, läbi strateegiliste tegevuste ja väga kindla selguse, mida sa päriselt tahad. hästi oluline mõista just seda, mis ma rääkisin,
eriti siis, kui sa oledki nii-öelda üksi oma äris ja sinu ressursid on piiratud. sa pead mõistma, et teiste inimeste edu, kuulsus ja rikkus ei ole tulnud üleöö. Sinna on läinud aastaid ja on täiesti okei, et ka sinul läheb aastaid, ennem kui sa jõuad nii-öelda siis võib-olla selle ideaalsuseni, mida siis sina soovid enda jaoks luua. Enamik ettevõtjaid usub, et kui nad tahavad kasvada, peavad nad rohkem vähema ajaga ära tegema. Neil peab olema rohkem jälgijaid juba täna, neil peab olema rohkem tuntust juba homme, kogemusi, teadmisi ja nii edasi. Aga tegelikult tuleb tõeline kasv hoopis siis, kui me suudame teha paremaid otsuseid, luua toetavaid süsteeme, toetuda omaenda tugevustele ja usaldada protsessi. Kui sa tahad kasvada rahulolus, siis ma jagan sinuga 5 väga head sammu, mida ma olen ise siis enda äris rakendanud, enda äris ja elus. Ja ma tegelikult näen tänaseks siis ka tulemusi nii endal kui ka teistel, kes siis neid pisikesi selliseid kasvusamme rakendavad. Esiteks, loo endale selgus, mida sa tegelikult ehitad ja kellele. Sest ilma sihita tegutsed sa igas suunas korraga ja sa raiskad oma aega. Mõtle korraks, kellele su teenus ja toode päriselt on mõeldud. Mis probleemi sa lahendad ja mille poolest just sina oled see kõige parem valik oma kliendile. Ja mõtle kindlasti ka sellele siis, et millist elu ja äri sa päriselt luua tahad. Kas sa tahad kogu aeg rööprehelda või sa tahad, et su äri toetaks sind ja sinu elu? Ja pea siis meeles, et fookus on ikkagi nagu see taskulampki. Kui sa ei tea, kuhu suunda valgust suunata, liigud sa pimeduses ja võib-olla sa komistad. Aga kui sul on fookus paigas, sul on suund ees, siis sa liigud edasi palju kiiremini, efektiivsemalt ja sa jõuad päriselt nende tulemusteni. Teiseks, pane endale paika üks fookuse eesmärk korraga, näiteks 90-päevases tsüklis. Sest kui sa tegeledki kõigega, on ju, ei tegele sa lõpuks mitte millegiga põhjalikult. Unusta korraks ära kõikide kanalite, klientide ja ideede vallutamine. Iga näiteks 90 päeva fookus on üks konkreetne tegevus. Kas sa tahad kasvatada nähtavust? Kas sa tahad stabiliseerida müüki? Kas sa tahad teha oma esimese müügi, on ju? Kas sa lood mingeid süsteeme? Sea endale selline mõnus fookus, lähtudes siis sellest, mis on see sinu tuumeesmärk, mis on sinu aasta eesmärk ja lihtsalt hoiagi ennast nii-öelda siis sellel rajal. See võib olla ka väiksem nii-öelda see ajaaken, et see ei pea olema 90 päeva, on ju. Sõltub siin jällegi sellest, mida sa saavutada tahad, on ju. 30 päevaga on võimalik ideaalselt sotsiaalmeedias enda nähtavust kasvatada. Ei pea võtma 90 päeva selleks, aga samas, kui sa lood mingit uut projekti täiesti nullist, on ju, tahad mingit uut teenust, mingit toodet lansseerida, selleks ma ütlen, võta endale 90 päeva kindlasti. Alla selle sa ei mängi välja. Eriti, kui sul on kodus lapsed kasvamas. Kolmandaks, loogi endale neid hästi lihtsaid süsteeme, ehk siis neid korduvate tegevuste tegemiseks nii-öelda siis neid malle, põhjasi. Sest sa ei saa kasvada, kui sa alustad pidevalt kõigega nullist. Teegi checklistid tüüpiliste mingite teenusepakettide pakkumiseks. Loo endale mingid automaatikad, näiteks sotsiaalmeedia sisumallid, töövoo jagamine nädala lõikes, on ju. Sa saad ka täiesti automaatikaga luua endale, et sina näiteks ühes kindlas ajaaknas kirjutad valmis selle nädala kõik uudiskirjad ja automaatika saadab need õigel ajal välja. Sa võtad selleks ühe korra aja, teed järjest ära, sa teed seda palju kiiremini kui siis, kui sa hakkad näiteks igal päeval eraldi neid kirju kliendile välja saatma. Ja vali endale siis niisugune üks hästi kindel tööriist, näiteks kas siis Google kalender, Notion, Trello,
ja ehita oma rutiinid sinna ülesse. pane kõik need lihtsustatud nii-öelda tegevused linkidena sinna ülesse, et kui sa midagi otsid kuskilt, siis sa ei otsi kuskilt appi-appi, kus need asjad on, vaid sul ongi jällegi selline lihtne süsteem, lihtne struktuur. mul on täna vaja teha postitus, klikk, võtan lahti juba ja ma saan selle, kas siis Canva postituse põhja, kus peal seda postitust luua või näiteks mul on vaja pakkumine välja saata, klikk pakkumisele, võtan copy paste, panen kliendile teele, täidan seal võib-olla need lüngad ainult. Et loo endale hästi palju selliseid mikrosüsteeme. planeeri enda aega, mitte ära ainult reageeri kõigele, mis siis juhuslikult ette tuleb, sest juhuslik tegutsemine viib juhuslike tulemusteni. pane endale paika 3 olulist tegevust päevas. kõik see, mida sa veel jõuad siis selle päeva sees ära teha, kõik see on boonus. aga 3 ja mitte rohkem. loo endale reaalsed ajaplokid, kus sa päriselt ka enda jaoks mõtled läbi, kui palju mingi asi sul päriselt aega võtab. kas see on mingi pikem protsess, lühem protsess? sa enam-vähem ikkagi tead, alguses on võib-olla natukene keerukam, aga ma ei tea, kaua mul sellele kulub. aga tegelikult, kui sa teadlikult hakkad nii-öelda jälgima seda, kui palju sul millegi tegemisele aega kulub, siis sa lõpuks oled selles ajahalduses juba päris professionaal ja suudad väga hästi ära hallata ajaplokkidena oma kalendri. ja mis on kõige võib-olla olulisem, blokeeri endale alati ka puhkeaega. võta nädalavahetused vabaks või siis õhtud vabaks, oleneb kellel, mis selline ajahetk elus parasjagu on ju, mis on sinu, kas sa käid palgatööl, on sul laps kogu aeg kodus, kuidas on ju. aga reaalselt blokeeri endale puhkeaega ja see puhkeaeg ei ole selline, et ma jällegi scroll in kuskil telefonis, tapan pulti diivani peal on ju, seal vaatan, mida sealt telekast võiks saada, vaid päriselt puhka. võta, mediteeri, tee joogat, mine jalutama, anna endale kui endale ehk siis inimesele seda aega olla iseendaga nii-öelda siis selles kontaktis ja mõista iseennast. nii. ja 5. juhi alati oma kasvu rahulikus tempos, mitte kellegi teise ootuste järgi. kui keegi ütleb, et ma sain 2 päevaga 3000 uut jälgijat, ma tegin oma müügi, kus on 100 000 nädalaga, jess, see on nende teekond, nende toimetamised. sina juhi alati iseennast enda tempos, enda tegevustega. ära võrdle oma alguspunkti kellegi keskpaigaga, näiteks Instagramis, mida hästi tihti tehakse. alati käib selline võrdlus, aga tema ju sai nädalaga 100 000 lansseerimise ajal. tema võib-olla on juba 5 aastat ka tegutsenud selles valdkonnas, tal ongi praktikat, kogemusi ja kõike muud. tal on ka see kliendibaas juba hästi suur, ongi natukene lihtsam. ja kogu selles siis muidugi märkagi seda, millises eluhooajas sa ise oled. ja vali endale siis vastavalt sellele eluhooajale jätkusuutlik kasvutempo. kui sa täna käid palgatööl, sul ei olegi 8 tundi päevas aega oma äriga tegeleda. kui sa oled täna lapsevanema rollis, siis sul ei olegi samamoodi võib-olla seda 8 tundi päevas aega tegeleda ainult äriga. võtavadki asjad kauem aega, see on täiesti okei, sest kasv ei ole mitte kunagi selline sprint, see on vastupidavus. ja rahulolu on sinu selline kõige parem salarelv, sest me ei loo äri korraks. me loome seda tegelikult endale pikaks ajaks, et ta kestaks. ühe teema võtan siia lõpetuseks veel selle teema nii-öelda kokkuvõtteks, mis on minu arust üks hästi oluline. meie mõistus vajutab gaasi, aga alateadvus pidurit. üks, millega ma ka ise tegelikult olen varasemalt kokku puutunud, on see, et me võime tahta kasvada, aga me ei luba endal kasvada. ma kohe selgitan.
Me kardame, et kui me saavutame oma mingid sellised unistused, siis midagi meie elus muutub. Kas ta muutub halvemaks? Mingid inimesed arvavad midagi. Keegi ei mõista meid selliselt, nagu me tahaksime, et me kaotame end ära kuskil selles teekonnas. Ja ma tean, et sa võid isegi hetkel täitsa mõelda, et okei, mina küll ei karda kasvada, sest mina ise mõtlesin ka niimoodi. Aga kuskil tegelikult sügaval meie sees on ikkagi need mingid hirmud ka kasvu ees. Ja ma annan sulle sellise hästi lihtsa kodutöö. Kirjuta oma unistus ülesse ja siis küsi endalt, mis mind tegelikult takistab, et see unistus pole veel täna täitunud. Enamasti hakkab sealt kohe tulema vastustena, et mul ei ole raha, mul ei ole veel piisavalt kogemust, võib-olla mul ei ole teadmisi, mul ei ole aega, aga küsi endalt, mida, mida ma kardan, et juhtub, kui see unistus päriselt täitub. Sest kui meil pole raha, aega, teadmisi, kogemusi, siis need on tegelikult meie enda loodud takistused, et ennast piirata. Raha ei ole, aga mida sa saad teha ära näiteks ilma rahata? Aega pole. Kui see on sinu unistus, siis miks sa muuga tegeled, mitte sellega? Kogemusi pole. Kogemused ju ei saagi tegelikult tulla, kui sa ei proovi, ei tee, ei katseta. Ja kui sul ei ole teadmisi, siis tegelikult internet on täna meil täis võimalusi enesearenguks. Seda nii tasuta kui tasuliselt. Need ei ole ju tegelikult täna sinu takistused. Probleem ongi lihtsalt selles, et sa kardad õnnestumist. Mis siis saab? Miks sa seda kardad? Mis on see uskumus seal kuskil sügaval? Võib-olla mingi vana mõttemuster kuskilt lapsepõlvest. Mõtle sellele lihtsalt. Ja lõpuks, kui sa oled selle hirmu enda seest kätte saanud, siis pane ka enda jaoks kirja, mis on need 3 põhjust, miks see hirm või võib-olla need hirmud ei pruugi tegelikult üldse tõeks saada. Mõtle sellele. See harjutus ei ole lihtsalt selline tore reflektsiooni koht. See on tegelikult mõnus selline uste avamine sinu enda, mitte sinu äri, vaid sinu enda järgmisele tasemele viimiseks. Võtame nüüd kokku. Mida sa siis täna siit õppisid? Esiteks, fookus loob tulemusi, mitte kiirus ega pidev kõigele reageerimine. Kui su tähelepanu on hajunud, ei vii sind edasi ka isegi mitte need magamata ööd. Teiseks, lihtsad, hästi valitud süsteemid aitavad sul luua aega juurde ja vähendada koormust isegi siis, kui sa ei saa mitte midagi täna delegeerida. Ja kolmandaks, kasv ei pea tulema läbi pingutuse, läbipõlemise. Meie edu ei pea tulema ei meie enda ega meie lähedaste heaolu arvelt. Sa saad kasvada ka mõnusalt rahulolus, see kõik on päriselt võimalik, kui sa võtad aega, et luua selgust, luua toetavaid süsteeme ja liikuda edasi strateegiliselt. Sest sina oled oma äri juht. Ainult sina saad oma äri luua. Nii, ja sa võid end tunda hetkel pisut sellisena, nagu see pilt seal ekraanil. Õnneks see kõik on järele kuulatav, sa saad uuesti selle juurde tagasi tulla. Ma julgustan sind kindlasti ka küsima, kui sul tekib hiljem küsimusi, kirjuta mulle. Ma päriselt väga hea meelega arutlen, räägin, põrgatan mõtteid, kuulan, sest läbi teie küsimuste, läbi teie mingite arutelude saan ka mina ärimentorina kasvada. Ja ennem kui me liigume edasi, siis uuesti küsimustega, ma võtan veel umbes selline 10 minutit ja ma tahan sind korraks kutsuda visualiseerima ja räägin sulle millestki, mille puhul ma usun, et see võiks sind täna aidata. Kujutle, et sa ärkad ja tunned, et sa tead, mida teha. Ei mingit reaktiivsust, ei mingit tundide kaupa tulekahjude kustutamist. Sa töötad fookusega, sinu süsteemid toetavad sind, sa tead oma piire
ja sa saad päeva lõpetada rahuliku südamega. mõtle korraks, mida see sinu jaoks siis muudaks? mida see tähendaks sinu perele, sinu tervisele, su ettevõttele aasta pärast? ja sul ei pea olema selleks rohkem raha, rohkem aega, rohkem energiat, et teha neid selliseid muutusi. sul on vaja selgust, soovi ja julgust teha esimesed sammud. ja need esimesed uued sammud on sul võimalik siis alati teha üksinda, eks ole. ja tegelikult täna ma siis pakuks ka võimaluse teha seda kõike koos minuga. las ma lühidalt tutvustan sulle siis minu täiesti unikaalset ärisüsteemide mentorprogrammi Tugev vundament. Esimesel nädalal me loome sulle selguse, sina kui ärisüda. me teeme koos vajaliku töö sinu sisemaailmaga, et luua sulle äri, mis töötab koos sinuga, mitte sinu arvelt. see on ühtlasi ka see kõige esimene samm meie äris, meie vundamendis. kui sina oled tugev kui betoon või kalju, siis kõik, mis selle peale tuleb, on kantud ja mitte korraks, vaid kauaks. Sellest nädalast sa saad endale tööriistad ja juhised, et mõista, kes sa oled juhina, mis on sinu ärieesmärgid, sinu elutempo, kuidas luua äri oma elutempo kõrvale ja luua äri selliselt, et see toetaks nii sinu väärtusi kui ka sinu elustiili. ja paneme muidugi paika siis ka selle, milline sinu äri tervikuna üldse olema saab. Teisel nädalal me hoiame fookuses ajajuhtimist ja töövooge. vaatame ausalt otsa sinu ajakasutusele, tegevustele, sa õpid looma endale süsteemi, mis aitab sul planeerida oma nädalat, eemaldada segajaid ja luua isiklikku töövoogu, mis sobib sinu elurütmiga. Kolmandal nädalal me loome sulle turundussüsteemi. vaatame otsa tervikturundusele, mida, millal, miks ja kuidas, et sul oleks tervikhaldus oma äri turundamiseks. Neljandal nädalal me loome sulle müügisüsteemi, ehitame müügitunneli ja muu, mis toetab sind sinu müügiprotsessides. Viiendal nädalal me tegeleme kliendihaldusega. sa õpid kasutama süsteemi, mis aitab hallata kliente. selles nädalas me ühtlasi töötame ka läbi kliendi teekonna kaardistamise, kuidas üldse neid kliente ära hallata, neid, kes siis on külmad kliendid, kui ka neid, kes täna on juba sinu kliendid, nii et ta jääks sinu juurde ka võib-olla 10 aasta pärast. Kuuendal nädalal, väga oluline teema, raha. me teeme selgeks sinu ärinumbrid, kuidas seada tulueesmärke, hallata kulusid ja planeerida tuluvooge ja seda kõike ühes tabelis. see ei ole kindlasti raamatupidamine, see ei vabasta sind raamatupidamistööst või raamatupidaja palkamisest. ma lihtsalt õpetan sulle neid selliseid teadmisi, kuidas hallata ühes konkreetses tabelis ära kõik kõige olulisemad ärinumbrid, mis aitavad sinul strateegiliselt juhtida oma äri. 7. nädalal me tegeleme natukene siis sellise heaolu ja energiaga, sest äri ei tohi sind vaimselt, emotsionaalselt ega ka füüsiliselt hävitada. sa lood endale toetava süsteemi, et sa saaksid jälgida ka enda heaolu ja energiat. ja ma ei jäta sind siis ka seiklema peale seda programmi, sest 8. nädalal me loome sulle siis hästi tugeva kasvuplaani ja strateegia, kuidas täpsemalt edasi. vaatame sinu süsteemid üle, loome isikliku tegevusplaani ja ma jagan muidugi siis ka sellist toetust ja juhiseid, et hoida siis ka programmi järgselt see hoog ja süsteemid elus, sest me kõik teame, et enamasti selliste heade programmide ja koolituste suur miinus on see, et kui see saab läbi, siis jääb õhku, aga kuidas ma siit siis nüüd edasi jätkan? me paneme selle plaani paika, kuidas sa siis edasi minna saad. see programm ei ole loengute jada, vaid struktureeritud teekond. igas nädalas on meil virtuaalne kohtumine grupiga, kodutööd ja minu poolt siis valmis süsteemide põhjad ja muud abistavad materjalid. lihtsalt sina kopeerid ja täidad enda siis sisuga ja hakkad neid ära kasutama. ja muidugi siis on grupi tugi ja võimalus minupoolseks igasuguseks toeks, tagasisideks. nii, seega kutsun ma sind siis endaga ka liituma. me alustame juba 26.
ja kuna ma pakun siis personaalset lähenemist vastavalt sinu ärile, siis kohtade arv sellel korral on piiratud. Ma panen mõne hetke pärast siia ka siis programmi info, sa saad tutvuda lähemalt, uurida, lugeda ja koodiga veebimajutus sa siis saad tegelikult selle programmiga liituda ka väikese soodushinnaga. ja kui sul siis on selle programmi osas küsimusi, kahtlusi, vajad mõttepõrgatamist, kirjuta mulle kindlasti ja ära siis unusta mulle ka kirjutada Instagrami sõnumitesse märksõna veebimajutus, et saada siis ka tänased veebiseminari sellised mõnusad väikesed boonused endale. nii, kõik. aitäh sulle, Anni, väga mõnus 1,5 tundi on olnud ja Katrin, kes ära pidi jooksma, juba ka avaldas kiitust sellele, kui väärtuslikud need teadmised, mida sa täna jaganud on ja, ja kiitis ka siis esitluse voogu, et on hästi meeldiv. ei teki seda, et tunnete, et millestki ilma jääks ja on andnud aega ka jälgida. Aitäh, aitäh, nii tore. Karoliine, Karoliine küsib, et kas see programm toimub grupina või üks-ühele tööna? See on selles mõttes, ta on nagu niisugune programm ja nagu grupp ja siis individuaalne, sest grupiga on meil kohtumised, kus ma üleüldiselt räägin siis selle nädala fookustest, süsteemi ülesehitusest ja vajalikest teemadest. aga see on ka piisavalt individuaalne, sest tegelikult on siis võimalus igal inimesel personaalselt pöörduda minu poole ja ma olen nii-öelda siis reaalselt olemas terve selle programmi aja vältel. Vastan küsimustele, arutleme, räägime, ma olen nii-öelda siis natukene nagu see arengupartner sellel teekonnal, et see on grupiga, sa saad natukene endale uusi tuttavaid ettevõtjaid ja samas sa saad ka seda personaalsust. kui suur see grupp on? Tuli ka veel täpsustav küsimus. grupi suuruseks saab maksimaalselt 10 inimest. Karoliine küsis selle kohta ka lisainfot, saatsin maandumislehe talle ka vastuseks, lisaks sellele, mis sina praegu kommentaarina panid. just. ja Urmo küsimus on, et kui palju selles programmis osalemise ajaks peaks iganädalaseks iseseisvaks tööks aega arvestama? See võiks olla selles mõttes selline 5-6 tundi nädalas, sest ikkagi me räägime siin sellise süsteemi loomisest enda jaoks, on ju, et jah, sa saad minult küll põhja, aga sa pead seda ka täitma, sa pead vaatama, kui sul tekib küsimusi, et sa oskaksid neid küsida, sa pead sellele asjale otsa vaatama. Ma tahan, et sa keskenduksid sellele natukene rohkem kui see, et copy-paste ja küll ma siis kunagi tegelen sellega, sest kui see programm saab läbi, ma tõesti toetan ka edasi, ma vastan sinu küsimustele, aga ma ei saa 24/7 sinu jaoks olemas olla. Selle programmi ajal ma olen jällegi olemas täiesti ja hea on, kui sa võtaksid selleks ikkagi aega ja sa teeksid nii-öelda minuga siis kaasa. väga hea info. kui kellelgi nüüd on veel siia lõppu mingisuguseid küsimusi selle teemaga seonduvalt, siis julgustan neid küsima. ja juba tuligi. Karoliine küsib, et või õigemini palub siis kommentaari või kogemuste jagamist, et suhtluskeskkondade teema. vahepeal käis vestlusaknas siis läbi see arutelu, et kui palju erinevaid suhtluskeskkondi on ja paljudes kanalites liigub mingisugune info, et kuidas neid siis saaks ära segmenteerida, et meil on mingid kanalid selleks, et perega suhelda, mingid kanalid tööalaselt ja need tööalased võivad ju ka jaguneda omakorda veel kuidagi laiali. ja samal ajal kipub ikkagi juhtuma see, et ka minul, et mingisuguste teemadega kõikvõimalikest kanalitest, kust vähegi on üldse võimalik mind leida, tullakse sisse teemadega, mida ma nendes kanalites üldse ei oota. et kas sina, Anni, oled kuidagi ära segmenteerinud need kanalid sellest lähtuvalt, mis teemad seal on üldse, mis valdkonnad? ja meil on siis meie siis sellise pisikese pere kanal on meil Whatsappis,
seal on meil grupi nii-öelda siis see aken või vestlus või kuidas seda siis nimetada saab, kus me saame siis kirjutada seda, mis on oluline, me kõik näeme seda seal, sest meil on siin täna majas on siis kaks, vabandust, nüüd juba kolm täiskasvanut ja üks siis väike lasteaialaps ja ütleme niimoodi, et väike lasteaialaps veel nutiseadmetega ei tegele, aga kolm täiskasvanut suudavad siis kogu vajaliku info, kes kuskile peab kas siis minema, mingid tähtajad, mingid tegemised, mingid tähtsad uudised, kõik jõuavad meil alati siis sinna Whatsappi gruppi. Ja see on meil siis see meie isiklik pisikene grupi osa. Mul on ka õed, õdedega meil on Messengeris eraldi vestlusaken. Kui on midagi olulist, me kirjutame sinna. Ja siis on tööasjad. tööasjad on siis kas email või siis täna siis suuremas jaos Instagrami keskkond. Ja kui nüüd vaadata, et kuidas ma siis nagu, millal ma neid mingeid aknaid avan või kust ma midagi teen, siis pere on minu prioriteet. Ma ikkagi tavaliselt ennem kui ma oma tööpäeva alustan, ma vaatan alati selle nii-öelda chati läbi. Meil on ka kokkulepe, kui on mingid kriitilised asjad, kriitilised olukorrad, siis me helistame, me ei saada sõnumit, me räägime kohe asja selgeks, mis mure on ja saame siis lahenduse. Ja kui on võib-olla mitte nii aegkriitilised asjad, siis me kirjutame, on ju. Aga tööasjadega on hästi lihtne. Igas päevas ma võtan ühe kindla ajaakna, millal ma vastan meilidele ja loen meile. Ma ei ole kogu aeg aktiivne. Ja samamoodi on Instagramiga, et ma väga teadlikult võtan endale Instagramis aja ja vastan kirjadele järjest ja see võibki võtta teinekord tund või kaks, oleneb, kui palju mul kirju sees on. Ma võtangi reaalselt selle aja ja ma vastan ja see ei pruugi juhtuda niimoodi, et täna, kui te kõik mulle kirjutate, täna ma ei vasta teile suure tõenäosusega, võib-olla kui laps lubab, sest peale lõunat ma lähen oma lapsele järgi, tal on täna lühike päev ja kui ma täna ei vasta teile, siis ma vastan teile alles homme, sest homme on mul selleks planeeritud konkreetne ajaaken, millal ma vastan. Vot. see on ülimõistlik jah, ja selles mõttes mulle need vanamoodsad kanalid, mida e-posti kohta öeldakse, eks ole, selles mõttes väga meeldivad, et see on täiesti okei, et sinna mingisugused kirjad ajaga kogunevad. täiesti okei on nendele asjadele mitte vastata samal õhtul. Ma teen seda ikkagi. täiesti tavaline on see, et nii kui ma seda meili märkan, ma vastan sellele. Mhm. Aga üldiselt need vastused on ka lühikesed, kui need ei vaja süvenemist, kui ma näen kohe ära diagonaalis üle vaadates, et see vajab pikemat vastust, võib-olla Mhm. süvenemist, võib-olla isegi eeltööd, et siis seda lükata järgmisele päevale või isegi ülejärgmisele päevale, sõltuvalt teema olulisusest, eks. Mhm. Et on okei edasi lükata ja siin käis ka läbi siis Karoliine küsimus, et sulle, et kas tööasjad ei tule sisse nendesse erakanalitesse ja kirjeldab seda, kuidas kolleegid on ka Messengeris ja Messengeri selline omapära siis võib-olla võiks öelda, on see, et seal inimesed tihtipeale vastavadki kiiremini, aga mina ise kogen seda, et mingite asjade puhul on Messengeri hea kirjutada, sest et inimene meilitseb või Slackis või kus iganes Mhm. kolmandas kanalis võib-olla tõesti ei vasta, aga selle miinuspool on see, et see tegelikult on ka ülekoormav, et isegi kui Messengeris talle tuleb kohe notifikatsioon või see teavitus ja ta siis selle peale kohe reageerib, siis tegelikult see on talle tüütu ja me ei taha ka ise, nagu Karoliine kirjeldab, olla ju tegelikult kiirelt kättesaadavad seal Messengeris, sest see on ka meile koormav. Ja, no tegelikult nagu ma ka eelnevalt juba võib-olla korduvalt olen öelnud, me ise oleme oma aja peremehed, on ju. Ja meie ise reguleerime, millele me oma tähelepanu ja aega pöörame. Ja minul endal isiklikult on, ma võib-olla olen selles suhtes hästi range. Ma olen isegi sellepärast kunagi kliente kaotanud, sest ma kohe ei vastanud. Aga see on, minu jaoks on nagu nii oluline väärtus, et ma kogu aeg ei ole kõigile kättesaadav. Minu enda aeg on mulle nii väärtuslik, nii tähtis, et ma ei pea kogu aeg olema aktiivne, ma ei pea kohe kogu aeg reageerima kellelegi või millelegi. Ja kui see klient läheb kellegi teise juurde sellepärast, siis nii on. Nii lihtsalt on.
sest kui ma ei ole lihtsalt kogu aeg Messengeris olemas, ma ei ole kogu aeg Instagramis olemas, ma ei ole kogu aeg meilides olemas ja ma ei tahagi olla, sest mul ei oleks sellisel juhul mitte üldse aega tegeleda päriselt nende tegevustega, mis viivad mu äri edasi, mis aitavad mul last kasvatada ja päriselt seal selle kasvatuse sees ka kohal olla. sest kui ma mängin lapsega legodega, ma ei saa samal ajal kliendile saata e-kirja ja õnneks ma olen suutnud hoida enda jaoks väga tugevalt seda joont, et nagu ma siin nimetasin, väike peregrupp seal Whatsappis, õdedega me räägime Messengeris ja tööasjad on e-kirja teel või siis nii-öelda siis läbi Instagrami ja Instagramis ma ei vasta iga päev, iga sekund. Ja see on ka üks põhjustest võib-olla, miks ma nii naljalt ei jaga ka oma telefoninumbrit näiteks kõigile, sest ma ei taha, et keegi lihtsalt sisse sõidaks mulle suvalisel ajal. mul on tegelikult terve päeva vältel on mul telefon hääletu peal. perekond juba teab et ma ei vasta isegi vahest neile. Kui ma teen oma mingit tööasja, ma tahan olla kohal, ma tahan keskenduda ja ma ei võta endale mingeid asju sinna sisse. Ja nii on kõige parem hallata enda seda, see võib tunduda natukene niisugune range, justkui nagu nööri mööda käimine on ju, et mis mõttes sa ei vasta klientidele või kuidas nüüd siis nii on, aga minu aeg on tähtis, minu vaimne tervis on mulle väga tähtis. Ja selleks, et ma jõuaksin teha asjad ära vastavalt siis endale antud, kas siis mingite lubaduste või eesmärkidena, mul on vaja enda aega hallata õigesti ja keegi ei saa mulle lihtsalt niisama sisse sõita, sest niigi neid sissesõitmisi on ju, lapsel on kiiresti midagi vaja, kanna mulle raha, on ju, sest ma ei saa rongiga muidu koju või mis iganes, on ju, neid selliseid väikeseid sissesõiduampse on niigi. aga see, mida mina saan kontrollida, seda ma ka kontrollin. väga head mõtted, aitäh sulle. nii. Karoliine kirjeldab ka, et teda on viimasel ajal aidanud see, et ta paneb Do Not Disturb'i peale Mhm. ehk siis teavitused keerab maha, et ka minul on ka praeguse seminari ajal nii-öelda focus mode peal, eks ole, kus ühtegi teavitust läbi ei tule ja Muuga kirjeldab, et hea vahend on sõnumite ajastatud saatmine. Ka mina Mhm. rakendan seda mingites kohtades, kõikjal seda kasutada ei saa. mulle väga meeldiks, kui see sõnumite vahetamine muutuks kuidagi selles mõttes standardsemaks Mhm. ja rakenduste ülesemaks, et see teeks minu arust asja palju lihtsamaks kõikvõimalike ajastatud sõnumite saatmiseks. et kõige lihtsam näide on kasvõi see, et võib-olla ma tahan ajastada ka sõnumit näiteks, ma ei tea, kellelegi lähedasele, eks ole, siis täna ei ole veel see SMS-ide või lahendus liikunud üle sellele standardile, kus mul oleks võimalik näiteks Apple'i tootelt mõnele Androidi operatsioonisüsteemiga seadmele saata ajastatud sõnumit, onju. et ühel hetkel, kui see asi saab paika, siis kindlasti muutub ka teatavate mingite meeldetuletuste tegemine näiteks oma pojale palju lihtsamaks ja nii edasi. See kindlasti teeb asju lihtsamaks, aga Mhm. LinkedInis postituste ajastamine või Slackis mingite sõnumite ajastamine kindlasti on hea viis, millega natukene teha lihtsamaks asju just selles kontekstis, et isegi kui mul on kiusatus õhtul kell 10, 11, 12 kellelegi midagi kirjutada, siis ma saan seda ajastada ja ma ei pea tooma seda vabanduseks, mida ma olen ka kuulnud, et oma viga, et kell 12 õhtul lugesid mu sõnumit ja vastasid, onju. et noh, tegelikult me võime ju vastastikuselt üksteist Mhm. austada, mitte kirjutada ja mitte vastata, et igatepidi on sellele asjale võimalik teatavat sellist mõistlikku piiri tõmmata. ja muidugi enda puhul on ju ka see, et isegi kui sa vastad õhtul sellele kirjale või sõnumile ära, siis sellele järgneb see, et sa paned selle kinni ja jätkad järgmisel päeval. Et sa ei vaata enam, kas ta vastab sulle, kas ta nägi su kirja, mis toimub. et tegelikult on hästi oluline ka ennast ikkagi nagu korrale kutsuda, et kui ma täna rohkem sellega ei tegele, kui ainult see, et ma vastan talle ühe korra ära, sest võib-olla ta eile juba kirjutas
ja ma vastan talle ära, aga mul täna ei ole seda ajaakent, et temaga jääda siia vestlema pikaks ajaks, sest mul on näiteks vaja asi A, asi B ja asi C ära teha, siis sa pead olema enda suhtes ka hästi korrektne, aus, austama enda aega, enda tegevusi ja tõesti lihtsalt panemagi selle akna kinni ja tulema selle juurde tagasi siis, kui on selleks võimalus, isegi kui sul on kiusatus, et okei, ta ju vastas, mis ta vastas, äkki ma pean talle kohe vastama midagi. et kõik on ikkagi jällegi ka siin kinni. ja siia selle kommentaariks ma saangi nagu lõppu öelda ka seda, et hästi oluline on tegelikult veel sügavamalt vaadata enda sisse, miks me mingisuguseid asju teeme. et see, millest siin praegu nüüd lõpus on juttu olnud, on nagu viitab hästi sellele, et kui me tahame, kui me mingisuguse asja suhtes tunneme põnevust, kirge, siis on hästi lihtne minna sellega kaasa ja vastatagi mingitele asjadele kiiresti ja siis omakorda oodata sellele kiiret vastust, onju. ja siis pettuda selles, kui seda kiiret vastust ei tule kell 2 öösel enam vastu, onju. et siis selles kontekstis on see enesearengu komponent asi, mida ma ei väsi kordamast, et mõelda läbi kõikide asjade puhul, miks ma seda teen. kas ma ootan mingisugust validatsiooni kellegilt, kuidas ma saaksin ise valideerida seda, et see, mida ma teen, on oluline ja nii edasi, et kõik need teemad on hästi olulised. ega see, kui sa mainisid enne, et eneseregulatsiooni kontekstis nagu tegeleda joogaga ja sinna juurde tehakse ju trenni ja nii edasi, siis ka seal tuleb vaadata seda, et kas see, mida ma praegu parasjagu teen, võib olla asendustegevus, kas ma võin sellega tegelikult mingite muude asjade eest põgeneda ja täpselt seesama kehtib ka selle osas, et kui ma olen endale seadnud eesmärgi ja see eesmärk on liiga suur, siis seal võib olla see koht, et ma võtan selle lihtsama asja asemele ja lükkan seda suuremat tükki kogu aeg edasi, sellepärast et ma olen selle liiga suure eesmärgi püstitanud ja kuna ma tean, et juba ette või olen häälestanud ennast ette selleks, et ma tegelikult ei suuda seda ära teha endale seatud ajaraami sees, siis ma juba hakkan seda vältima, eks ole. ja see vältimise komponent on asi, millele tuleb otsa vaadata ja mida mina olen õppinud, on see ja alles õpin muidugi, on see, et kõik nende asjade taga võib peituda mingisugune tunne ja jooga tegemine, mis mulle väga meeldib, võib aidata küll mingite tunnetega toime tulla ja võib aidata ka mingisuguseid asju edasi lükata. aga seal tulebki seda vahet teha, et kui ma tunnen seda ärevust, kui ma tunnen mingisuguste asjade ees hirmu, siis kõige olulisem on lubada endale seda tunnet, mis seal taga on. alles siis me läheme sellest läbi. et ma olen siin inimestega palju selle üle nagu arutlenud, et justkui tegutsemine on kõikide asjade lahendus, et tegutse, tegutse, tegutse ja siis sa saavutad midagi, onju. aga kui sellega koos ikkagi käib nende tunnete edasilükkamine, siis ühel hetkel oled sa ikkagi silmitsi sellega, et sa oled läbi põlenud, sest et sa oled neid asju edasi lükanud. täpselt, olen sinuga absoluutselt nõus. aga me saame hakata lõpetama siin küll. Karoliinal üks küsimus veel tuli, et mille me võime võtta siis, et Mhm. kas sa, Anni, teed selle enesedistsipliini jaoks ka mingit teadlikku dopamiini detox'it? ütleme niimoodi, et mul ei ole vaja saada dopamiinilaksu selleks, et elus hakkama saada või edasi jõuda või päev üle elada. ma tean väga täpselt, mida ma tahan saavutada. mul on selgus, mul on plaan, mul on süsteemid, mis mind toetavad. ja minu jaoks, minu elu ja minu toimetamised täna toimivad suurepäraselt. jah, seal on erroreid, seal on mingeid tagasilööke, nii nagu meil kõigil elus on. ma ei ütle siin, et mul on ideaalne elu sest me elame kõik täiesti normaalset, tavapärast elu ja selles on nii tõuse kui mõõnu ja apsakaid ja rõõmuhõiskeid, aga otseselt ma ei tegele oma elus mitte grammigi sellega, et leida kuskilt dopamiini, saada seda dopamiinilaksu kuskilt. ma lihtsalt olen realist, ma tegelen teadlikult iseendaga ja teadvustan endale, milleks ma olen võimeline ja kuidas siin elus toimetada nii, et ma jõuaksin oma tuumeesmärgini. ja aitäh sulle, Anni, et sa tulid täna meiega nii palju kvaliteetseid mõtteid
teadmisi, kogemusi jagama. Vestlusaknas on võimalik ka juba lugeda tagasisidet inimestelt, kes seda väärtustavad ja mina soovin avaldada ka tänu kõigile teile, kes te olete täna tulnud siia Anni teadmisi, kogemusi, jagamisi vastu võtma ja kindlasti ka ellu rakendama. et see on kindlasti asi, mida alati saab kõikide nende seminaride sisu osas rõhutada, on see, et kui siit kasvõi üks asi võtta endaga kaasa ja seda päriselt ellu rakendada, siis juba on võimalik öelda, et ma olen sammu edasi liikunud. Mõnel inimesel on rohkem, teisel inimesel vähem mingisuguseid uusi asju, aga tihtipeale need asjad, mis ei pruugi ka uued olla, on ikkagi asjad, mida me ei ole rakendanud. ja kui te saate siit inspiratsiooni hakata neid asju ära tegema, siis see on juba minu ja Anni jaoks võit. jaa, absoluutselt. Mina tahan ka tänada veel kord Tõnist, et sa mind kutsusid. Aitäh kõigile, kes kuulasid, kaasa rääkisid, küsisid küsimusi. Veel kord kui sul tekib ka siin hiljem, täna hiljem, homme või mõnel muul ajal hiljem küsimusi, siis tule küsi, tule arutle minuga. Ma olen päriselt valmis, nagu ma ütlesin, ma ei vasta kogu aeg, aga kui ma vastan, siis ma olen südamega asja juures. Ja tõesti, aitäh! aitäh veel kord ja ilusat päeva teile kõigile. Ilusat päeva, head aega!